Tere tulemast kõigile, kes on tulnud siia planeeringu arutelule. Mina olen planeeringuspetsialist, protokollis keskkonnaspetsialist ja meil on veel abiks siin ehitusspetsialist. Ja siis muidugi planeeringu koostaja aktsiaselts Kobras. Ja nüüd teeksime siis nii, et võib-olla siis ikka Teele sina räägiksid natukene sellest üldiselt, kui päris palju rahvast on huvi siis kokku võtta ja siis räägin mina nendest arvamustest, mis siis ehitati nagu avaliku väljapaneku ajal. Ja, mina olen Teele Nikol, olen Kobras aktsiaseltsis rääkimise ajaks võtan maski ära, olen teist piisavalt kaugel. Olen maastikuarhitekt, planeerija ja olen siis selle perioodi vältel siin koosolekutel osalenud ja aidanud töömeeskonnal, töögrupil seda planeeringut koondada, kokku neid mõtteid. Ja minuga kaasas on siin Urmas Uri, tema on keskkonna mõju hindamise poole pealt juhtekspert. Ja oleme valmis ka kõikidele teie küsimustele siin vastama, siis kui oleme natuke tutvustanud esmalt ja Kaja on siis ka rääkinud sellest, mis siin avalikustamise perioodil on toimunud. Üldplaneering on väga mahukas dokument, sellepärast ma kõike, mis sellega nüüd on paika pandud, ei saa teile siin täna tutvustada kuidagi moodi. Aga teen sellise lühida kokkuvõtte, et saate sisse elada sellesse protsessi, mõista natukene, kuidas see on toiminud, mille jaoks me seda teeme ja mõned sellised peamised tingimused ja mõtted. Alguse sai siis aastal 2018, nii et üsna täpselt kolm aastat oleme selle protsessiga siin tegelenud ja vastu võeti ta nüüd niimoodi, et ta sai siis kooskõlastatud kõikide ametkondade poolt suvel enne jaanipäeva ja sealt ta siis saadeti ka nüüd avalikustamisele ja selle viimane etapp on see arutelu siis, mis meil on tänasel päeval, mille jaoks me seda üldplaneeringut koostame. See on selline väga oluline töödokument siin väga mitmetele ametnikele, kindlasti nendele, kes istuvad täna siin koosolekuruumis, aga lisaks on teisi, kõik, kes on seotud arengu ja ehitus ja maakorraldus toimingutega. Nende jaoks on see dokument aluseks, mille pealt siis vaadata, kas üht või teist asja saab sellega kooskõlas teha või kas on vaja kuidagi mõtelda mingeid teisi suundasid, teisi teid. Et see üldplaneering on siis selliste ruumiliste suuniste kandja Põhja-Sakala vallas. Me oleme teinud siis oma meeskonnas koos keskkonnamõju hindajatega seda protsessi hästi niimoodi paralleelselt, et kui me oleme siin töögrupiga mingid teemad läbi arutanud, siis mina olen konsulteerinud meie keskkonnaekspertidega, et kas see kõik on ka looduse jaoks ja inimeste jaoks ja kõikide keskkonnast tulenevate seadustega ilusasti kooskõlas. Nii et selle jaoks siis on paralleelselt toimunud 2 protsessi. Üldplaneering ja sinna lühidalt öeldud KSH, aga see on siis keskkonnamõju strateegiline hindamine. Et mõteldakse läbi, kas protsessid on mõistlikud ja jätkusuutlikud, nii nagu need sellised populaarsed sõnad siin praegusel ajal meil on. Aga põhiline siis et oleks kõik need väärtused oleksid kaitstud, mis on vajalikud, aga saaks toimetada ja areneda. Lähen nüüd natukene täpsemaks. Siin on sellel slaidil on ära toodud selline hästi koorekiht mõnedest üldistest põhimõtetest, kuidas saab maid kasutada ja seal ehitada. Ma julgen ütelda, et Põhja-Sakala valla üldplaneering on üsna paindlik.
küllap on selleks tänase paindlikkuseks andnud põhjust varasemad üldplaneeringud, kus siis on teinekord võib-olla just hätta jäänud sellega, et liiga täpselt on maade kasutus ja maadel tingimused määratletud. Et üldplaneering näitab ära, kuidasmoodi mingisugust maa-ala võib kasutada, milline on tema see peamine otstarve. Aga lisaks sellele peamisele otstarbele, mida me nimetame juhtotstarbeks, on siis võimalik ka kõrvalotstarbed määrata. Ja see, et lausa 40% võib olla siis see teine otstarve on ilmselt üsna paindlik ja mõistlik. Siis on määratud ära see, kuidas krundi piirile või kaugele võib ehitada. Just siis Päästeameti juhtnööride tõttu on meil ka siin ära toodud eraldi need hooned, mis tegelikult ehitusluba ei nõua ja ka mis on siis väiksemad kui 20 ruutmeetrit. Et nendele ikkagi on ka teatud tingimused ja kui palju haljastust peab olema. Võib-olla kõige olulisem siin on see tootmismaaga seotud haljastus, sest see puhverdab elamuid ja teisi tundlikke piirkondasid. Et praegu on siis, ütleme selles dokumendis, mis läks siis kooskõlastamistele ja mis sai vastu võetud, oli see protsent tootmismaade puhul veel 20%, aga siis nüüd, kuna ettepanek tehti avalikustamise ajal, siis toodi ta 15% peale, et natukene väiksemaks. Rõhutan, et tegemist on haljastuse protsendiga, sest et sellest omakorda pool siis peab olema kõrghaljastus, et see puhverdab siis tundlikke alasid. Küsida vahele tohib, et mida tähendab uute tootmismaa-alad, et kui varem oli ka tootmismaa, siis kas sinna ka kehtib sama? Sellega on natukene nagu keeruline, selle poolest, et me täna ei saa seada tingimust olemasolevatele asjadele, et üldplaneering saab siiski olla nagu tulevikku vaatav, ehk siis, et kui uusi asju kavandatakse, siis saab seda tingimust kasutada. Me ei saa tagantjärgi kellelegi seda tingimust kanda. Sisuliselt, et kui täna on tootmismaa, siis need tingimused sinna ei laiene? Pigem niipidi, et kui täna on tootmismaa ja sinna siis ka hakatakse arendama mingit tootmistegevust, et see on pigem niipidi. Et kui täna on seal juba tootmine paigas ja kogu see kompleks on välja ehitatud, siis sinna tingimusi ei seata. Okay. Aga kui on ainult maaga tootmist ei toimu, siis võib hakata seadma? Siis peaks arvestama nende tingimustele, mis üldplaneeringust tuleb. Ütleme, kõiki neid tingimusi, mis üldplaneeringus on, saab üldjuhul nõuda ja siduda teatud lubadega, ehk siis ehitusloaga näiteks. Või detailplaneeringuga või selliste, et lihtsalt kellelegi hoovi peale minna ja ütelda, et kuule, hakka toimetama, et seda võimalust ei ole. Ja kas see päikeseparkide teema tuleb eraldi jutuks veel täna või võiks olla välja arvatud päikesepargid? Jaa, et mul ei ole siin küll eraldi slaidi praegu päikeseparkide kohta, aga me võime selle peatüki võtta lahti ja sellest rääkida. Et jah. Ma lähen praegu edasi. Sest seal on välja arvatud, et selleks oma siis on eri tingimused järelikult. Jaa, päikesepargile on pandud tingimused, et siis sellistest avalikest vaatesektoritest, et kas siis avalikelt teedelt või ka hoonete juurest tuleb teda ikkagi varjestada. Aga lihtsalt ei ole nagu kuna päikesepark, eks ole, ei tekita päriselt seda laadi mingisuguseid häiringuid, mis tahaks sellist olulist puhverdamist, siis päikeseparkide puhul me räägime lihtsalt varjestamisest, et see visuaalne pilt mingil määral saaks rohelise puhke ette. Et selle tõttu seal on nagu eraldi tingimused, seega see protsent sinna ei kehti. Et on eraldi tingimused. Aga ma lähen praegu edasi. Nii, siis on eraldi tingimused väga selgelt pandud paika hajaasustuse ja tiheasustuse jaoks, sest need on oma nõudlikkuselt erinevad. Hajaasustuses on siis oluliselt leebemad, aga samas on see, et hajaasustuses näiteks ka krundi suurused peavad olema suuremad, sest eesmärk on see, et selline
praeguseks välja kujunenud külade struktuur säiliks. Siin on need mõned parameetrid ka ära toodud. Nagu näete, siis rohevõrgustiku alal on jätkuvalt sellist suurt krundistamist nagu teha ei saa, et seal on 1 hektar on see kõige väiksem, kuhu elamu võib ehitada. Ja siin on välja toodud see, et eelistatakse vanadele talukohtadele ehitamist, et siinkohal on kindlasti oluline see, et Soomaa teemaplaneeringus on ka need vanad talukohad välja toodud, nii et sealt on võimalik jälgida seda, et kus siis Soomaal näiteks on see vanale talukohale eelistatud see ehitamine. Teistes piirkondades otseselt sellist analüüsi tehtud ei ole, nii et seal on siis igalühel endal vaja see analüüs läbi viia vanade kaartide baasil. Nii, tiheasustuses, nagu ma ütlesin, seal on siis natukene detailsemad need tingimused. Siin on jällegi üks valik välja toodud. Kruntide suurused algavad 1000 ruutmeetrist ja katastriüksuste minimaalsuurused. Ja siis kuna majad on sageli üksteisele suhteliselt lähedal, siis on pandud paika, et tänavates ja kvartalites ei tekiks väga suuri erinevusi, nii et tuleb lähtuda katuse tüübi, kalde, kõrguse ja välimuse puhul enam levinud hoonetest ja katuse tüüpidest. Ja kõrgused on siis, korterelamud on ka lubatud tiheasustus ja kompaktsetel aladel, et siis on lubatud ka 12 meetrit, tervitus. Et saab teha selliseid kortermajasid ka, kui peaks olema vaja. Ja ärimaadel võib-olla see peamine erinevus on see, et kõrgus võib olla ka 15 meetrit ja välja on toodud ka siis see, et ennekõike tuleks just puhkemajandusliku teenindusega tegeleda ja eriti siis väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel, kus see on esimeseks eelistatud arengusuunaks. Tootmismaadele on välja toodud see, et võib seal olla ka siis näiteks äri- ja maatulunduse kõrvalotstarbed, aga siis tuleb lahendada kõik need parkimise teemad, mis see võib kaasa tuua, sõltub siis konkreetsest ärist. Ja kõrge keskkonnariskiga ehitised on praegu paika pandud, et peavad jääma kilomeetri kaugusele elava maadest. Et sellega võiks mõtelda, et on siis arvestatud maal elavate inimestega, et nendel ei teki väga suurt häiringut kõrvale. Siin on muidugi siis toodud ka selline punkt, et kui see on väga hästi ära põhjendatud, siis saab neid tegevusi siiski teha. Kõik ei ole võimalik täna ette näha. Kas kuskil on see välja toodud, millised need kõrge keskkonnariskiga ehitised on? Meil on selle kohta mõistete plokk, mis on kohe siin planeeringu päris alguses. Ma vaatan kohe, kas on selle kohta. Jah, hetkel ei ole, aga kui te peate seda oluliseks või vajalikuks, siis meil on võimalik see mõistetesse juurde tuua. See võiks olla, sest ega ma lugesin selle dokumendi läbi, ma ei leidnud seda, sellepärast ma ka küsisin üldse. Siis ongi hästi, et te seda küsisite. Jah. Et kui ma oleks leidnud, siis ma poleks küsinud. Väga hea. Selle siis juurde. Nii. Ja sellised vähese keskkonnamõjuga tootmistegevused on siis ka tiheasustuses ja segaotstarvel lubatud.
et sinna on siis mõeldud selliseid asju, mis kas pagarid, töökojad või sellised väikesed tootmised, mis naabreid ei sega. Viljakuivati. Nii, viljakuivati kohta on öeldud, et seda projekteerimistingimusi tuleb menetleda avalikult. Oluline on lihtsalt siis see, et piirkonna, need, kes lähipiirkonda kuuluvad, et nendega arvestatakse ja et kellelegi see päris hoovi peale ei tule naabri viljakuivati. Põhjus. Jah. Põhjus. Te küsite põhjust? Sellepärast, et viljakuivati on üsna mürarikas objekt ja kui see asub näiteks minu elamust 50 või 60 meetri kaugusel, siis ma seal oma õues enam väga hästi toimetada ei saa. Viljakuivatud on erinevad. Viljakuivatud on väga erinevaid ja sellepärast siia lihtsalt ongi kirjutatud, et kui projekteerimistingimused väljastatakse, siis menetletakse seda avalikult. See on suhteliselt lihtne protsess, nii et lihtsalt sellega soovitakse tagada see, et kui inimesed on kõik sellega ümberringi saavad aru, mis sinna tuleb ja mida see kaasa toob ja on nende elamust piisavalt kaugel, siis ei olegi mingit küsimust sellega. Lihtsalt, et välistada olukord, kus see võib kellelegi väga oluliseks häiringuks saada. Ma tean neid juhtumeid, kui inimesed on sisuliselt pidanud hakkama oma kodust lahkuma ja uut elukohta otsima, sellepärast et naaber on pannud viljakuivati täpselt oma naabri piiri peale. Mis ei ole võib-olla kõige nagu viisakam tegevus. Aga kas see on nagu hajaasustuses või käib see praegu mingi tiheasustuse kohta? Ma arvan, et tiheasustusse viljakuivatit üldse ei tehta, nii et see ikka käib kogu valla territooriumi kohta. Üks ei tehta? Ei lasta teha. Ülde külas on külas. Pole tiheasustus. Kas Ülde küla on tiheasustus? Piiri peal ütleme siis. Ta võib olla piiri peal, aga ütleme sellisesse päris nii-öelda elamupiirkonda tavaliselt viljakuivatit. Et kui mul on hajaasustuses talu ja seda peab menetlema avalikult, miks? Nendel samadel põhjustel, mida ma just praegu kirjeldasin. Minu enda hoovis? Jah. No jah, kui sul on naaber nii lähedal ja sa naabri õue peale. Aga üldse ei olegi nagu probleemi, kui te teete selle endale keset oma hoovi ja teie naaber on üks on 200 meetrit ja teine on 500 meetrit ja kõik ongi väga hästi. Lihtsalt, et mitte midagi hirmsat ei juhtu sellest, kui kohalik omavalitsus annab nendele inimestele, kes on teie ümber teada, et teie plaanite sellist rajatist. See ei võta ära mitte kelleltki ühtegi tügikest. Me ei räägi siin mingist detailplaneeringust ega mingist pikast projekteerimise mingit erinõuetest, vaid lihtsalt sellest, et aga kas see on näiteks tuulegeneraatori kohta tehtud ka selline nõue? Tuulegeneraatoritel on eraldi tingimused. See avalikustamise nõue, projekteerimistingimuste avalikustamine kehtib seal ka, jah. Et see, et kindlasti inimesed, 99% inimestest teevadki seda kõike väga hästi, olengi nõus, aga vahel juhtub midagi, keegi mõtleb kuidagi väga veidralt ja siis võiks see nagu ära hoida halvad juhtumid. Viljakuivatil on 3 suurt ohtu ja on müra, on see viljatolm ja 3 on tulekahju oht, mis on neist vaata kõige ohtlikum peale. Aga mis see avalik menetlus siis nagu annaks, et seda, et kas sa arvad, et keegi siis nagu, kui naaber ütleb, et kuule, ma ei taha, et mul on tolm, mis edasi saab? Ei, kuulge, see lahendatakse selle juhtumi põhiselt ja lihtsalt küsimus on selles, et kui minu... Seda saab lahendada. Tuleb lihtsalt otsida võimalikest juhtumit. Jaa, aga palun sa tee seda kõike lihtsalt kas endale või näiteks metsa peale või midagi sellist, aga mitte nagu naabrile. Et kui me teame, et selline koht on olemas ja see on selline ebameeldiv rajatis, siis see on see meede, millega me sellega nagu ringi käime, ega meil teist võimalust ei ole. Et inimesed vähemasti peavad olema teadlikud. Aga ma lähen nüüd edasi. Siis on mitmed juhtumid ära toodud, millal on vaja detailplaneering koostada. Ülemisel real on ära toodud need kohad, kus detailplaneeringu koostamine on kohustuslik, need on sellised linnalised asulad. Ja siis on ära toodud juhtumid, mis siis juhtumipõhiselt on vajalik detailplaneering algatada. Et kas siis on see, et tehakse väiksemaid kinnistuid, väiksemaid krunte kui 3000, eks ole, hajapiirkonnas.
või tahetakse teha mingit sellist uut elamupiirkonda sisuliselt, kus on seal enam kui või noh, seda viis ja enam, siis hakkab juba tekkima selline väikene külakene. Või siis on tegemist ikkagi sellise tõsisema ja spetsiifilisema tootmisega, kus võib jällegi häiringut tekkida. Et üldiselt kõik need, väga paljud nendest on ju ikkagi täpselt selle jaoks, et mitte et arvata, et keegi hakkab midagi väga kehvasti tegema, vaid sellepärast hoida ära selliseid potentsiaalselt keerulisi lahendusi, mida hiljem on halb hakata nagu leevendama. Siis ma sisust praegu nüüd rohkem ei räägi, välja arvatud see, et kui te ütlete mulle mingi teema ja siis me kohe võtame selle letti. Juhin tähelepanu siis sellele, et kuidas meil protsess on käinud. Avalik väljapanek oli augustikuus, lõppes siis siin nüüd 3. septembril. 11 kirja laekus, inimesed olid aktiivsed, kirjutasid, mõtlesid kaasa ja tänaseks on siis vallavalitsus ka nendele omad seisukohad kujundanud ja ma tean, et neid on nii palju, et kõike seda ei saa Kaja siin päris ette lugeda, aga ta puudutab kindlasti neid, kes on täna siia kogunenud, nende küsimusi ja võib-olla ka mõned üldisemad teemad, mis just eriti just Suure-Jaaniga on seotud. Et võib-olla kuulaks need ettepanekud ära ja siis meil on veel aega ja siis saab konkreetsemate küsimustega tegeleda. Et jätke praegu meelde ja siis võtame need ette. Et need ettepanekud ja siis vallavalitsuse seisukohad on tegelikult see tabelina saadavad ka meie kodulehel, et kui keegi soovib täpsemat infot, et ma ei jõua neid tõesti siin kõiki ette lugeda. Aga siis algatuseks võtan selle vallaelanike algatuse, tegelikult me juba kõos ka sellest rääkisime. Ja siis tehakse ettepanek, et Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks eesmärgiga siis kasutada teda turismi objektina. Ja leidsime nüüd siis sellise lahenduse, et me ikkagi osaliselt selle ettepanekuga arvestame ja määrame ta siis ikkagi väärtuslikuks objektiks, et ta siis säiliks. Aga siis selgitame ka sinna juurde siis, et taastamisega ei kaasne puurkaevu omanikule ja kohalikule omavalitsusele kulusid. Aga turismiobjektina ei saa teda kindlasti enne kasutada, kui ta siis ükskord on kasutusest või tamponeeritakse ühesõnaga. Nüüd tehakse ettepanek kaugkütte piirkonna laiendamiseks Olustele, Alevikus ja siin Suure-Jaanis ka. Ja selle arvamuse ka ei arvestata, kuna siis kaugkütte arendamine toimub vastavalt soojamajanduse arengukavadele ja selleks on vaja enne teha siis analüüsida kaugkütte efektiivsust siis nimetatud piirkonnas. Näiteks seal Olustveres, kus seda nüüd taotletakse, seal on siis hetkel sellised põhilised kasutuseta garaažid, laohooned ja puudub nagu ka see teadmine, kas seal tulevikus on seda tarbimist. Ja me oleme siis küsinud ka seda selgitust nagu sooja ettevõtjalt ja tema täpselt samamoodi selgitab, et seal on kütmata garaažid ja laoruumid ja täna puudub teadmine, kas on piisavalt tarbijaid. Ja ütleme nii, et kaugkütte piirkonda saab muuta ilma, et see tähendaks siis seda üldplaneeringu muutmist. Ja samamoodi on selle ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga siis, et valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatised ja perspektiivsed rajatised on siis kajastatud selles kavas, mis on praegu kehtib 2020 kuni 2032 ja selle alusel on kantud ka reovee kogumisalad taristu ja tehnovõrkude joonisele kooskõlastatud siis teenuse osutajaga. Nii et me ei hakka siis nagu
muudatusi selles suhtes tegema üldplaneeringus, et jäävad ikka nagu nendele, vastavalt nendele kavadele. kas küsida või täpsustada võib või? Ikka. Et ma olen Rein Murik ja olen selle muudatusettepaneku arvamuse esitanud siia üldplaneeringusse ja see tuleneb sellest, et äkki ma istun, ma saan siit lugeda, et selles samas üldplaneeringu seletuskirjas lehekülg 65 on kirjas, et vastavalt kaugkütte seadusele määrab kohalik omavalitsus üldplaneeringuga kindlaks maa-ala, millel need tarbepaigaldused varustamiseks kasutada kaugkütet, et tagada, et see on just selle eesmärgi, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ja tarbijate vajadusele vastav soojavarustus. Et lähtuvalt sellest ongi see arvamus ja ettepanek sai tehtud juba tegelikult varem, et millegipärast see ei leidu nagu vallavalitsuse heakskiitu, et ole siia sellesse üldplaneeringusse sisse saanud, kuigi meil on kõigil teada, et Suure-Jaani tööstusalal ei ole see kruntide nõudlus väga suur. Ja üks põhjus, mis ma olen kuulnud ettevõtjalt, on see just see küttelahenduse puudumine, et ühesõnaga, et Suure-Jaanis. Ja see arengukava, kütte arengukava, mis täpne nimi on, et see on suht ammu tehtud, et see nagu ei kajasta üldse neid praeguse hetke vajadusi, mis on Suure-Jaanis. Aga nagu ma juba ütlesin, siis kaugkütte piirkonna piiride muutmist ei loeta üldplaneeringu muutmiseks, et siis kui see uus kava koostatakse, siis sinna on ju võimalus neid ettepanekuid teha. Et me kandsime nad kooskõlastatud sooja ettevõtjaga, need piirid peale. No sooja ettevõtja on siin nagu teenusosutaja, tema seisukohta ei saa võtta kui klientide või tulevaste tarbijate seisukohta, et see on nagu, sellest ei tasu väga kinni hoida sellest soojatöötajate seisukohast, aga ma kordan veel, et see lehekülg 65 on täpselt kirjeldatud, et üldplaneeringuga peaks määrama ära. Antud juhul ei ole seda teemat nagu üldse käsitletud, kuigi see ettepanek või see arvamused on esitatud juba enne antud väljapanekut ja juba varasemalt. Seda ei ole nagu ikkagi käsitletud, et minu ettepanek on ikkagi seda teemat käsitleda siin uuesti, võtta see uuesti lauale siin, enne kui see üldplaneering kehtestatakse. Ma mõtlen, see takistab ettevõtluse arengut kui mingil määral ja valla arengut. Sama punkt ja see, mis on nüüd ees. Kaugkütte seadus on öeldud, et kohalik omavalitsus määrab maa-ala kindlaks, kust tuleb kaugkütet kasutada. Me ei räägi mingist üldplaneeringu muutmisest ega millestki muust praegu hetkel räägime sellest konkreetsest ülesandest, mis on üldplaneeringu ülesand. Kas sama seadus ütleb, et kaugkütte piirkonna määramine tuleb kooskõlastada piirkonnas tegutseva soojusettevõtjaga? Minu meelest on see tuleb ka sellest kaugkütte seadusest. Tuleb küll no ja me kandsime ka kooskõlastatud kemaga need. Aga te ei ole mingid ettepanekud konkreetselt ega midagi valmis joonistada, mida ta oleks saanud kooskõlastada. Ta kooskõlastas ainult minu andis arvamuse ühele kodanikule, ühele ettevõtja kohta, seisukoha kohta. See ei ole mingi... Need piirkonnad, mis me sinna peale kanname. Ehk siis see ongi kooskõlastus põhimõtteliselt. Aga kuskil üheski planeeringu kavas ei ole mingit ala planeeritud. Kaugkütte piirkonnad on peal seal. Planeeringu joonised, taristu joonised ju. Need on olemas olevad. Noh, siis ei ole nagu... Ei viitud vahelikuks muuta. Et ega sa pead arvestama ka sellega, et sa ütled küll, et tööstuspark võiks nagu järele. Arvestame, mis see trasside vedamine seal maksma läheb, et palju seal ju reaalseid tarbijaid tuleb taha. Võib-olla osad on mingid laopinnad, kes ei taha kütet saada, et tegelikult on ta sooja ettevõtja jaoks nagu maha visatud raha sellisel juhul. Et ta ei ole päris niisama, et määrame ja kõik ehitame välja. Selle investeeringu peab praegu... Kaudselt maksab tarbija selle pulli kõik kinni, et ega siis see tuleb ka nagu mõistlikult vaadata. Et kui on nõudlust, tuleb ka tarbimine taha või pakkumine taha. No kuidas see nõudlus saab tekkida? Kütmise. Just. Ja tegelikult minu andmetel täna vist Suure-Jaani katla on suhteliselt piiri peal juba, et ega see väga enam vaba ressurss ei ole.
see saabki tekkida läbi selle, kui küsitakse inimeste käest, et kas on vaja sinna või ei ole vaja, kas me planeerime sinna või ei planeeri, siis tulevad arvamused. Mitte ühtegi küsitlust ja mitte midagi ei ole tehtud. Olustveres on täpselt samamoodi. Ma ei tea, Rein, minu aru saab. Kuidas saab tekkida inimese arvamus või soov? Ja küll, üks soov tuli venna, aga seda ei arvestata, mis edasi saab? Kas ma tohin rääkida muidu ka, et ma ei ole küll ju valla esindaja ega planeeringu koostaja kuidagi, aga mul on oma seisukoht siin olemas küll. Et ma olen muuhulgas muidugi olen ka halduse nõukogu esimees, et selle tõttu ma olen haldusest nagu halduse kaudu nagu asjaga kursis, mis seal on. Aga kui sellist üldist printsiipi vaadata hoopis, siis minu teada see kaugkütte piirkonna määramise mõte on sageli hoopiski see, et samasse kaugkütte piirkonda ei tuleks kedagi teist soojatootjat niimoodi, et see kahjustab selle ühe soojatootja huvisid, mitte see ei ole selle eesmärgiga, et sa, eks siis see ei ole niimoodi, et nagu sa, Rein, sina lähened praegu, et kui sina oled seal, et sina tahad sinna saada kaugkütet, et siis me määrame üldplaneeringuga selle kohe kaugkütte alaks, vaid see on vastupidine protsess. Kõigepealt määras kaugkütteala ja kaugkütteala sees ei saa olla teist soojatootjat ilma nende kooskõlastuste ja jagamisteta, see on nagu nii pidi hoopiski. Eks see, mida sina räägid, see on nüüd täpselt teistmoodi ja minu meelest see seaduse sisu ei ole nii. Mina räägin seda, et nagu kuidas avalikus menetluses asi võiks käia, et kui on tulnud taotlus, siis vald avab selle diskussiooni, võtab selle teema lauale ja kaasab need teised ka. Me ei saa, või lihtsalt ütleb, et aga teised ei ole tahtnud praegu, et me ei hakka tegema. See on kaasamise küsimus. Kuidas asju lahendatakse? Täna on ju koosolek, siin on avalik, miks need ettevõtjad siin ei ole siis ja ei avalda seda soovi. See sama Rein üks seda tema kinnistud seal on. Küsige nende ettevõtjate, keda siin ei ole. No jah, aga teie väitsite, et on olemas ettevõtjad. Ma olen vestelnud ettevõtjatega, kes on jäänud siia tööstusalale tulemata tänu sellele. Nii, aga miks nad täna siin ei ole siis ja ei avalda seda soovi? Küsige avalikult. Aga te peate kõigepealt ütlema, kes need ettevõtjad on, kes on avaldanud teile soovi. See ei ole antud hetkel oma tähtsus seal. Täna on avalik arutelu, minu meelest on see hästi kummaline, et kui antakse võimalus ja kui kutsutakse, et tulge, siis ei ole see tähtis, et kelle käest me kinni võtame. No ju see neil ei ole siis probleemi ja huvi, seal tekiks hoopis vastupidine olukord, Rein, et kui sinna määrata see kaugkütte piirkonnaks, aga kui üks ettevõtja tahab sinna nüüd oma katlamaja teha, siis ta ise istub kogemata seal kaugkütte piirkonna, seda peab kõigepealt kasutama kaugkütet ja ta ei saagi oma enda katlamaja sinna ehitada, sa saad aru, see on hoopis kitsendav see, et sellepärast ongi see loogika käib teistpidi hoopiski. Mul on täpselt sama loogika, et ma olen käinud Saksamaal vaatamas, Taanis vaatamas, kuidas neid asju lahendatakse hoopiski seda kaudu. Ja tegelikult on niimoodi, et soojatootja võib ju seda kaugkütet pakkuda ka väljapool kaugkütte piirkonda, kui see on nagu otstarbekas. Keegi ei keela seda. Et kui see ettevõtja tuleb, lepitakse kokku, vaadatakse, maht on nii suur, okei, teemegi selle trassi ja hakkadki müüma sinna. Aga kui sa oled määranud kaugkütte piirkonnaks, siis vastupidi seal ei saa enam tekkida. Just, et kui sa oled kaugkütte piirkonna alas sees, siis sa ei saa endale seda kütet teha, ilma et sa ei tõestaks seda, et kaugküte ei ole sulle kasulik või on mingi teine põhjus, miks ei saa seda. Ja sa ei saa sundida ka soojatootjat ju müüma seal näiteks kahjumil kuskil mingi, või oletame, et sinna tööstuspargi taha lõppu tuleb mingi väike tarbija, sa ehitad seal, ma ei tea, 2 kilomeetrit trassi, kus soojakavad on suuremad, kui see tarbimine seal ongi, eks. Ja siis ütled, et sa pead kahjumiga müüma seda seal. Et ei ole päris niimoodi. Täna me tegelikult niimoodi ju suure inimese teeme, meil on Roosi tänavas üks ainukene maja on seal järel, meil on 300 meetrit trassi sinna ja üks ainukene eramaja on seal taga, et tegelikult kõik teiste tarbijate arved makstakse kinni, aga see läheb ka sinna hinnakoostamise tabelitesse kõik kirja, ja samal ajal nõuda, et tehke odavamalt ja samal ajal sundides tootma kahjumiga, siis need on ju omavahel nii vastuolus, sellepärast üldplaneeringu mõte ongi, et ei tekiks selliseid olukordi. Ja sageli on selle jaoks lahendatud sedasi, et on nende piirkonna inimestega kõigiga kokku lepitud ja mõni näiteks ei taha oma lokaalsest küttest loobuda, siis on näiteks, ma tean, Saksamaal tehti omavalitsuse poolt suur toetus nende seadmete välja ehitamiseks ja siis saati terve piirkond kaugkütte alaks ja sellisel juhul pidid kõik uued liitujad, kõik inimesed pididki liituma, see oli põhimõtteliselt poolsunduslik ja kohutuslik värk, sest sellisel juhul oli võimalik sinna mõistliku hinnaga kütet üldse tarnida ja see on selle üldplaneeringu mõte. See on kaugkütte piirkonna mõte, jah. Just, ehk siis see loogika on nagu Rein siin natuke teistpidi.
see seob hoopiski piiranguid. see on nii, jah. Et kui seesama võrgustik, mis on Reinsalu välja toodud, on neil 4 või 5 kinnistut, sinna oleks väga mõistlik teha oma lokaalne võrk ja võib-olla saate soodsama hinnaga, kui vedades sealt suurest keskkütte katlamajast teile seda sooja. Aga see annab teile võimaluse. Kui teil on see soojus tarbita soojusulk, siis te võite ka sealt trassi hoopis võib ehitada, aga siin ei ole sellisel juhul ühtegi piirangut, vastasel juhul on. Nii et mina arvan, et sul on kasulikum, kui see piirala ei ole kaugkütte piirkonnas see. Ma loodan, et ma rääkisin mõistetavalt. Ei ole soojatootja ettevõtted, need, kes seal tegutsevad. Need on muus valdkonnas ettevõtted, et me tahaks nagu laskuda mingi katlamajandusse. Kaugkütte ongi paraku katlamajandus suuremat. Ma räägin, et need ettevõtted ei ole huvitatud seal, et me peaks hakkama katlamajandusse tegema. Jah, aga siis on neil on võimalik võtta üks kokku kogu oma pundiga ja minna läbirääkimisi pidama sooja ettevõtjaga. Teha kokkulepped ja üldplaneering ei takista mitte kuidagi neil seda teha ja välja ehitada. Kui tahad enda kohaliku katlamaja teha, siis ühtegi piirangut ei ole. Kui oled kaugkütte piirkonnas, siis on piirang. Just. Aga looduslähedaste asjade kasutamisel ei ole piirang. Katlama tõesti teha või, aga alternatiivseid asju sa võid päikse, maaküte, päikse, tuuleenergiat, seda sa võid kõike teha seal. Sellel ei ole piirangut. No see sõltub kõik asjaoludest. Selle jaoks ju tehaksegi need ehitused. Ja miks on suurejäänise hind kõrge, sellepärast, et siis võiks olla tunduvalt rohkem liitujaid selle asjal. Ma ei tea muidugi, mis see katlama, kus see võimsus talle ära. Veekeskus läks järgi, mis siin veel. Aga Lembitu sõnul on ta ikkagi suht piiri peal see asi. Väga vaba ressurss ei ole. No see läheb nii tehniliseks, aga tegelikult läheb nagu väga spetsiifilise tehniliseks. Minul näiteks huvi ei ole seda viidatas. Lähme edasi. Et teema on ju katlamaedel on see tipukoormus alati, et sa pead selle järgi arvutama, mitte suve järgi. Soovitakse luua Olustvere tootmisala seal samas piirkonnas, siis millest just oli ka. Et see on täiesti võimalik, kuna siis see maakasutuse otstarve võimaldab seda sinna luua. Nüüd tulevad siis majandusosakonna ettepanekud. Majandusosakonna ettepanekul jäetakse välja siis teede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused. Küll on nad joonisel olemas, aga tingimused määratakse siis volikogu poolt määrusega. Ja seletuskirja täiendatakse jalgratta ja jalgteede puhul era- või riigi omandis olevale maale valla poolt rajatava kergliikluste alusele ja seda teenindavale maale seatakse üldjuhul isiklik kasutusõigus valla kasuks. Mis selle muudatuse tingis? Et ei peaks hakkama neid jagama maid, raamatis olevaid. Et üldjuhul on ka iga kord siis kaalutakse seda, aga see on nagu selline põhimõte praegu. Nii, siis oleme ka seda piirete osa natukene täiendanud, et elamualal on tänavapoolses osas lubatud rajada krundile kuni 1,5 meetri kõrguseid piirdeaedu ja ikke. Üks hetk selleks vee ja kanalisatsiooni osa läks üle korraks. Vee ja kanalisatsiooni osa või? Punkt 4. See on lihtsalt, et enne kehtis mitu seda ÜVK kava, aga nüüd on siis üks Põhja-Sakala valla. See on lihtsalt selline täpsustus, vigade parandusöösena. Siis nüüd see haljastuse teema ka, siis seda vähendasime 20%-lt 15% peale. Keskkonnaameti ettepanekud siis täiendame siis ka, et veeskamiskohtade rajamine ja nendega seonduvate ehitiste rajamine tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga, siis lisame selle sinna seletuskirja teksti. Ja siis KSA aruannet täiendati ka siis Natura elindamise osas seoses nende veeskamiskohtadega. Nüüd Keskkonnaamet ütleb, et on see tekst, et
nagu oli praegu on seletuskirjas, et võimalusel tuleb tundlike alade vahetus läheduses raielangi kavandamisel raielangid sobitada maastikku, vältida suurte avatud vaadete tekkimist. Et see on väga üldsõnaliselt seotud tingimus ja siis me jätame selle lihtsalt välja, ega ta suurt midagi seal ei anna kah seal seletuskirjas. Kõrgendatud avalike huviga metsaalad. Seal siis ka Keskkonnaamet soovib, et me peaksime siis tähendab, RMK peaks kooskõlastama piirinaabritega ja kohaliku omavalitsusega. Aga me seda siis sinna sisse ei pane, et jätame ikkagi, et teavitamise võimaluse nagu. Et kooskõlastust võib-olla ei ole nii lihtne alati saada. See on ju automatiseeritud. Tänaseks on juba selline rakendus loodud, kus kui sinu piirialale esitatakse metsateatis, siis see teade läheb automaatselt inimesele. See ongi teavitus ja mitte kooskõlastus. Ehk see on see teavitamine, mis ja kusjuures siis RMK teeb neid koosolekuid ka veel ja nagu me oleme siin juba teinud mõnes kohas Võhmas ja Võhmas. Ja Keskkonnaameti ettepanekust tuleb anda ka taristu ja tehnovõrkude joonisele ühisveevärgi puurkaevud ja sanitaarkaitsealad ja puhastite kojad. Nüüd eraisik veel kompostimisväljaku rajamine tuleb lahendada detailplaneeringuga, selle paneme ka siis Keskkonnaameti ettepaneku, kuna meil ei ole neid alasid välja valitud, et kust need võiksid siis olla. Tuleb see lahendada lihtsalt detailplaneeringu võidu. Ja eraisik siis Aimla külast soovib, et tema määratakse seal elamumaa maatulundusmaale, kuna ta soovib siis seal jagada seda kinnistut ja elamuid siis sinna kavandada. Aga siis arvamus on selline, et katastriüksus asub hajaastusalal ning antud alal ei näidata maakasutuse juhtotstarbeid. Katastriüksuse jagamine ja elamute püstitamine on võimalik jälgides üldplaneeringus toodud tingimusi. Ja siis hajaastus on lubatud minimaalseks krundi suuruseks 3000 ruutmeetrit. Me siis ei näe vajadust, et sinna elamumaad panna, et see võib jääda lihtsalt maatulundusmaa. Nii, siis tema ettepanekul võetakse ka natukene siis ühte detailplaneeringu koostamise juhtu. Lisatakse siis sõna uut sinna elamute ette, elamute gruppi. Nüüd on eraisik siis Hakko Luts teinud sellise, tal on nagu selline arvamus, seal ei olegi nagu ettepanekuid, et võib-olla ma siis ei hakkaksin ette lugema tegelikult, et on nagu konkreetseid ettepanekuid tegelikult ei ole. Aga praegu saigi arvamus esitada ainult. Ettepanekuid sai teha ikka. Praegu avaliku väljapaneku ajal. Arvamuses esitada. Sa tegid ise ka ettepanekuid? Aga arvamuses esitada just saigi esitada. Mis ta nagu kõige olulisemad asjad siin on, mida ta... No näiteks, üldplaneering ei lähtu tegelikust valla 11 piirkonna mõjuala regiooni olemasolust. Tegelikult koosneb Põhja-Sakala vald 11 erinevast regioonist. See nagu ei ole ettepanek, see on nagu arvamus. Aga see me oleme selgitanud, et nagu me võtame piirkonnana ikka tervet valla territooriumi. Siis ta siin kirjutab, et on kasutatud selles planeeringus siis kehtetuks tunnistatud planeeringut, maakonna teemaplaneeringut. Aga siis selle teemaplaneeringu väärtuslike maastike register on praegu kehtiva Viljandi maakonna planeeringu lisa ja see kehtib, et ta ei ole üldsegi kehtetu. Näiteks sellised märkused. Aga nagu sellist ettepanekut, et noh, mida konkreetselt muuta võiks nagu ei ole. Et maakasutuse sihtotstarbed ei lähe kokku, või tähendab juhtotstarbed ei lähe kokku nagu sihtotstarvetega, mis on maakatastri seadusest. Siin on nagu selgituseks pandud, et sellega üldplaneeringuga määratakse siis juhtotstarbed ja mille alusel siis määratakse katastriüksuse sihtotstarbed, mis tulenevad siis maakatastri seadusest. Et see nagu segadust tekitab tegelikult endalgi oli algul, et miks nad ei võiks samad olla, aga see ei ole nagu vale.
siis ta kirjutab, et see planeering sisaldab riigiteede nimekirja, seisukorra muutmise vajadust näitamata. Aga et see on toodud ikkagi riigi teehoiukavas, et nii, ja see on muutuv nagu, et me ei saa seda siin üldplaneeringuga määrata. Ta kirjutab jällendist regioonidest. Ja üldiselt ega ta siin väga kiitvaid sõnu ei ole nagu planeeringu kohta. Aga mina ise küll arvan, et meil on päris hea selline paindlik dokument ja olen ikka tänulik koostajatele, et meil on selline valmine. Nimetab siin jah, et Eestis on neid olemas, millest võiks nagu aluseks võtta, aga näiteta ei ole toonud siin. Siin ta ütleb, et on nagu vastuolu, seda ta on ennem ka kirjutanud, et vastuolus on selle esialgse volikogu otsuse lähteülesandega mingid asjad. Et selle, siin te olete võtnud ainult teadmiseks selle, et ongi nagu vastuolu. Või tähendab vallavalitsus on teadmiseks, et nõustub sellega, ma saan aru. Ei, võtame teadmiseks. Et on vastuolu selle volikogu otsusega, mis üldplaneeringu algatamisel tehti 2018, et sellega nagu vastuolu. Okay. Kui tema nii arvab, siis jah. See on hea teada siis. Põhimõtteliselt on see, et ikkagi lähteülesandest võib menetlusprotsessi ajal ka liikuda edasi ja lähteülesanne ei ole see dokument, millesse peab nii-öelda üksikasjaliselt kinni jääma, et kui vahepeal olukord muutub ja on vaja mingeid asju sealt edasi arendada koostöös ju ka kohalike elanikega, et siis tuleb edasi liikuda. See ei ole selles mõttes otseselt nagu vastuolu. Aga see on väga palju punkte, aga kas see muidu veebikõpus on jällegi see veebivarianti osaline ka avalikult täna? Ülekanne. Aga veebis osaleda ei saa? Saab okay. YouTube'is kirjutada, aga juttu rääkida ei saa. Et nagu, okei. Küsimusi saab küsida. Võib-olla seal on selles mõttes tal nagu ka segadus, et no lähteülesanne on ikkagi üksjagu üldisem, mis nagu loob annab sellised üldised suunised planeeringule. Ja kui planeeringu koostamisele asutakse, siis täpsustatakse ju, see on ju ka näha, et lähteülesande dokument on paar lehekülge, aga planeering ise on 2 kaust, et kõik teemad ju käsitletakse põhjalikult läbi planeeringus. Et selles mõttes ei olegi sellise arvamusega midagi muud teha kui teadmiseks võtta või lihtsalt talle siis selgitada, et kuidas see planeering siis valmib ja mis ülesanne on lähteülesandel ja mis ülesanne on planeering. Aga kas see mingi kokkuvõttev selline teade või asi või nagu näiteks seal on, et volikogu on soovinud valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtted kujundatakse, et kas see nagu tehakse mingisugune lühikokkuvõte 2-3 või ütleme sellest üldplaneeringust, et mis siis nagu on muutunud võrreldes nende praegu kehtivatega või et tuleks selline asi välja kuskilt lihtsalt inimesed, ma ei pea seda 80-90 lehekülge läbi lugema siit. Et kas tehakse mingi kokkuvõte või mingi teade avaldatakse või kuskil või siin seaduses mingi paragrahvis nagu ei meelde, et avaliku väljapaneku tulemustest, nendest küll nagu tutvustatakse nii või need. Aga et mis nagu põhiseisukohad ja need peaks ka kirjadama midagi? Aga väljapaneku tulemused ikkagi nagu peaks tutvustama seda, mis need teemad nagu üles jäid ja neid selgitatakse. Aga sellise dokumendi tegemine on muidugi, see on üksjagu suur töö ju, et võtta terve see planeering ette ja siis tuleks võtta siis igast teemast olulisemad asjad välja ja teha sellest siis mingi. Siis võtta veel 4 planeeringut ja siis võrrelda näiteks ju. Et alati on võimalik seda teha, jah. Et ma arvan, et kui on nii-öelda soov seda seda muudatust nii-öelda näha, siis selleks ei ole nii-öelda otseselt üldplaneeringult ülesannet hakata seda võrrelda läbi viima. Et tegelikult elu ikkagi ise ju käib selle üldplaneeringu dokumendi juurde, mis ikkagi on suhteliselt konkreetne, et
selle üldise dokumendi võib alati teha. aga mina juhiksin tähelepanu tegelikult praegu vist sellele, et kui hakata välja võtma sellisest mahukast dokumendist mingeid asju, siis tegelikult see on eksitav. Et mis siis on oluline, kelle jaoks? kindlasti. Et pigem minu seisukoht on küll, et sellist asja, seda segadust ei peaks tekitama. aga kuidas siis aru saada sellest, et ma võtan planeerimisseadusest 87 lõige 7 vist on siin jah, et kui nüüd see väljapanek toimus, on ju, siis pidi olema teade maakonnalehes ja siin on üles loetletud vist 3 punkti, et noh, siin nagu sellest tulebki nagu see välja, et on vaja tutvustada lühidalt üldplaneeringu sisu, eeldavat, et kaasnevad mõjusid, strateegilised alused tulemuste arvesse võtmist ja märgitakse ka olulisemad kavandatavad muudatused võrreldes olemasolevate olukorraga. Aga ma võin eksida, aga minu meelest sellest teates sellist tutvustab. Ma just mõtlengi seda, et sellised asjad oleks kirjas, siis oleks see planeering nagu väga lihtne aru saada, et võib-olla. Aga ma ei ole kindel, kas see oli sellest teates sees või ei olnud. On ka jälle kindel, mille seda vaatate ka Et praegu. no see paragrahv 87 lõige 7 ütleb ära, mis seal teates tuleks kirja panna, siis see annaks nagu mingisuguse ülevaate sellest suurest mahukast dokumendist tegelikult. Lõige 7. 3 punkti, alapunkti. No, olulisemad kavandatavad muudatused võrreldes olemasoleva olukorraga. See on vaja raudselt kirja panna kuhugi. Terve Sakala saaks täis seda. No mina ei tea, aga ma ei tea, miks seda seaduses nõutakse seda siis. Miks seda keegi ära pole muutnud siin? Küllap midagi seda panime ka, kui ma tõesti ei oska peast öelda, mis seal teatis on. See oleks olnud nagu esimene siuke, oleks mõned arvamused ka tulevad. Ma arvan, et oluline sõna seal on olulised ja see, kui mis asi on oluline, on üpris subjektiivne. Sellises laias laastus ju on võimalik ka lühidalt neid asju kokku võtta. Et mitte igat detailset muudatust ei hakata eraldi lahti kirjutama, vaid mingit üldist kui mingisugune üldine suur seisukoht on muutunud, siis seda kajastada ka rohkemat küll ei ole vaja. See, mis üle terve selle planeeringu nagu on oluline, mitte üksikud asjad. Aga ma ei tea, kas praegu on, ma ei näinud, et oleks, et Põhja-Sakala vallast hakkaks mingit oluliselt, mingit teistsugust keskkonda kujundama selle dokumendi alusel. No just, et olulised. Aga või siis lause, et olulisi muudatusi võrreldes Võhma linna või mis iganes planeeringu ei ole. Aga see on läbi töötamata lihtsalt. Mis seadus see oli, mis te lugesite ette? Planeerimisseadus paragrahv 87. Planeerimisseadus paragrahv 87 lõige 7. Et võib-olla ma lihtsalt nagu korraks selgitan, et jah, seaduses võib selline punkt tõesti sees olla ja mina rõhutaks ka seda sõna olulised. Et siis kui nüüd seda konkreetset dokumenti on koostatud, siis töögrupp, kes sellega tegeles, töötas läbi kõik praegu kehtivad üldplaneeringud. Meie ülesanne konsultantidena oli koondada kogu see informatsioon, mis oli nii maakonnaplaneeringus, teemaplaneeringus kui ka siis üldplaneeringutes. Ja me koondasime need teemablokkide alla ja andsime selle materjali töögrupile läbitöötamiseks, kus siis tehti valikud, kas seal oli vaja võrrelda, eks ole, erinevate üldplaneeringutes, sest meil on erinevad piirkonnad tingimusi ja oli vaja moodustada see ühtne ja üks tingimus, sest me ei saanud edasi minna Põhja-Sakala vallas niimoodi, et ühes piirkonnas on krundi suurus 3000 ja teises piirkonnas on krundi suurus 1000. Ja tuli teha seal need otsused ja neid otsuseid tegi töögrupp siin poole aasta vältel korra kuus 3 tundi või 6 tundi, sõltuvalt sellest, kui kaua me koos istusime. Ma lihtsalt ei julge ütelda, et nüüd mõni nendest otsustest, mis seal tehti, oleks olnud sedavõrd kaalukas, et seda peab tingimata kuidagi eraldi välja tooma, et ma kujutan ette, et kui me oleksime siia planeerinud näiteks olulise ruumilise mõjuga objekti
ma ei tea, Rail Balticut või mõnda läbivat maanteed või ka näiteks võib-olla mingit suurt tuuleparki, siis kindlasti sellisel juhul oleks tegemist olnud ühe väga olulise muudatusega. Et täna need muudatused, mis me tegime, kõige suurem ülesanne oli tõepoolest, nii nagu siin Ako Luts kirjutab, et ei ole tervik, vaid on 11 erinevat piirkonda. Et siis vähemasti ehitustingimuste mõttes oli meil vaja luua üks terviklik Põhja-Sakala vald ja muuta need tingimused üheks selliseks plokiks, nagu ma siin eelnevalt nii-öelda põgusalt näitasin. Et selline selgitus. Lähme edasi, Kaja. Mis siis veel tal oli siin? Vastuolus seadusandja ootustega. Selle arvamuse kohta nagu ei oskan seda öelda. Koostatud jättes täitmata planeerimisseaduse paragrahv 76 toodud nõuded kaasamise kohta. Arvamuse avaldamise võimaldamine lõppdokumendil ei ole kaasamine. Siin on ka siis selgitus, et see ei ole praegu lõppdokument, et see on lõppdokument on siis kehtestatud volikogu poolt, planeeringu poolt. Jälle on see arusaamatu, milliste alade kohta kehtivad seletuskirjas lehekülg 924 toodud üldiste maakasutus- ja ehitustingimused. Võimatu on, et segamini loetletud üldised tingimused kehtivad nii tiheasustuses kui hajaasustuse alade kohta. Et kindlasti on selliseid tingimusi, mis siis kehtivad nagu nii hajaasustuses kui tiheas, et ei ole nagu võimatu. Käsitletud on ainult keelatud tegevusi, käsitlemata on lubatud tegevused, näitamata võimalikult vajalikud arengukohad, millised looksid eeldused olemasoleva 11 regiooni jätkusuutlikuks arenguks. Selgitus maakasutuse planeerimisel, aga ka erinevate taristuobjektide planeerimisel on näidatud võimalikud arengusuunad ja lubatud tegevused. Esitatud avalikkusele ilma Rahandusministeeriumi ja Muinsuskaitseameti kooskõlastusi näitamata. Nii, Rahandusministeeriumi kooskõlastab üldplaneeringut. Rahandusministeeriumile esitatakse siis üldplaneering heakskiitmiseks ja Muinsuskaitseamet kooskõlastas üldplaneeringu 7. juunil ja see on leitav ka dokumentide hulgas. Esitatud segamini seadusega nõutud kooskõlastused, arvamused, ettepanekud. Et on laekunud siis või laekumise järjekorras pandud nagu esitatud. Lõppkokkuvõttes vajame üldplaneeringut, milline võimaldaks kohalikul omavalitsusel koostöös vallaga seotud isikutega juhtida ja arendada elukorraldust Põhja-Sakala vallas. Nii. Nüüd on siis tulevad Aavo Järve ettepanekud. Siin on toodud, et planeeringu järelevalve ei tarvitse aktsepteerida segahoonestusalade maa määramist hoonestamata aladel asulates. Ja me oleme kirjutanud, et järelevalve ei ole juhtinud sellele tähelepanu ja leiame, et Põhja-Sakala vallas tuleb jätta siis paindlikkust arendustegevuse teostamiseks. Kohaliku omavalitsuse otsustada. Jah, et see on kohaliku omavalitsuse otsustada. Nii, küsitav on puhke- ja virgestus ning haljasalade ja parkmetsamaa kõrvalkasutus transpordimaa ning transpordimaal elamumaa võimalikkus. Selle elamumaa võtsime sealt transpordimaa kõrvalotstarbest maha, aga transpordimaa, parkmetsa ja siis haljasalade maal võib olla, kuna see on siis vajalikud teed ja võib-olla parklad. Nii. Ehitustingimused on ainult elamute kohta, tootmisehitiste kohta ei ole kahjuks mingeid tingimusi. Selgituseks on siis, et tootmismaa ehitustingimused on seletuskirjas peatükis 270. Et detailsemad tingimused määratakse projekteerimistingimustega ja või detailplaneeringuga. Tootmist sealhulgas päikese- ja tuuleelektrijaamade rajamiseks on tingimused teksti näol olemas, kuid konkreetseid võimalikke asukohti ei ole määratud, aga võiks. Et siin on siis selgituseks, et tootmise maa-alad on siis
kantud maakasutuse joonisele ja lisaks on väikeste tuuleparke võimalik rajada ka väljaspoole üldplaneeringus määratud tootmise maa-alasid, kui järgitakse siis kõiki teisi tingimusi, mis on toodud. On see piirete teema jälle, kunagi meil oli ta siis, esialgu oli meil, et piirdeaiad on siis maksimaalselt 1,2 meetrit elamualadelt. Aga nüüd siin hilisema koostöö tulemusel me oleme ikkagi pannud niimoodi, et see on liiga nagu piirav tingimus ja panime siis, et oleks ta 1,5. Ilmalt peaks omavalitsusega kooskõlastama. Aga mul on küsimus kohe siia, tahtsin küsida tänased kõrgemad hekid ja haljastused, kas need tuleb maha võtta? Ei, kindlasti mitte. Kehtib ikkagi ainult tulevikule. Täna kavandatakse uusi. Hästi, sest tõenäoliselt kui kellelegi see silma hakkab, siis küsitakse ka. Ja nüüd on ta siis seda meelt, et üldplaneeringu peaks koostama kohaliku omavalitsus ise omal jõud. See oleks omavalitsuse juhtimiskvaliteedi garantii. Meie vald kui väike maavald seda muidugi lubada ei saa, see oleks võimalik ühiselt kogu maakonna ulatus 3 valla Viljandi linna koos. See on hea ettepanek, aga nüüd on hilja. Et seda olevat ka kunagi... Ja see ettepanek tehti Viljandimaa kohalikele omavalitsustele kunagi, aga kuna kõik omavalitsused ei olnud nõus sellega, et tegime ettepaneku, et võiks teha ühe üldplaneeringu üle maakonna, aga omavalitsused kõik sellega ei nõustunud ja sellepärast jäi see ära. Osad oleks olnud nõus. Osad oleks olnud nõus, jah, suurem osa. Kuidas see suhe seal oli, kes see no ma ei hakka kommenteerima. No näiteks täna Viljandi vald koostab iseseisvat. Jah, aga ta isegi oli nõus oma hoogu maha võtma, et nagu ühtlustada maakonna tasandil. Aga see tuli jah sealt lõuna poolt see vastuseis. Näiteks võitluseks võib tuua Saaremaa, mis teeb ka tervele maakonnale üldplaneeringut, välja arvatud Muhu. Tervel vallal ikka teeb? No Saaremaa vald ongi üks endine maakond, praegune maakond ka. Et te saavad hakkama küll. Aga miks ta siis peab tegema nagu 2 topelt seda, et teeb maakonna planeeringu ja siis teeb veel valla üldplaneeringu? No üldplaneeringu ülesanded on pisut teised kui maakonna planeeringu. See on see vahe sees. Ja vaevalt, et neid maakonna planeeringuid enam sellisel kujul üldse tehakse. Hiiumaa on... Hiiumaal on osa vallad, ta on ka jah, aga seal on osa vallad vist ja see on natuke teistmoodi. Nüüd need järgsed ettepanekud on seotud täiesti nagu ei siiski on see haljastuse teema ka siin, millest me ju tegelikult ennem rääkisime, et me seda protsenti vähendame. Ja siis soovitakse ka kõpu aleviku piire muuta. Aga nüüd selle menetluse raames oleme selle natuke hiljaks jäänud, et siis teeme seda lihtsalt eraldi menetlusena. Ja vaatame kogu aleviku piirid siis üle, mitte ainult siis selle ühe katastriüksuse piired. Nüüd tulevad siin jälle Reinu ettepanekud, aga me seal kõos osa juba arutasime läbi, et kõiki ma ei hakkaks siin küll uuesti rääkima. Ja mis meil seal rääkimata jäi ja... Siis teeme 15. juurde saime ära. Siia me tegime selle kortermajade kohta selle täienduse. Kortermajade prügikastide paigutus siin, et seda veel täpsustame siis selle punase tekstiga, midagi sarnast teksti, siis tuleks sinna juurde. Lisada kõnnitee Müüri tänav alates Söökla staadioniga piirnevast lõigust, nagu Olustere alevikus siis. Aga me oleme pannud, et sellega ei arvestanud, sellepärast, et transpordimaale on seda võimalik rajada, ilma et seda peaks nagu üldplaneerimus kajastama. Et see mahuks meil sinna ära selle tänava maa peale. Kas see kõnnitee mahuks siis sinna selle tänava maa alasse ära? Ja kui ei mahu, mis seal kõrval on ühiskondlik ja hoonet, seal on ka lubatud transpordimaa kõrval.
seal on staadion. jah, ühiskondlik ees. aga võib-olla saaks selle korraks selle pildi ette kuvada. Oluspere. see on väga liikluslik koht seal lastele pimedal ajal ja lapsed käivad seal kooli, tulevad koolist, siis käivad mingi hetk seal kasutavad seda sööklat seal ja siis. Millisest piirkonnas? Oluspere söökla. Oluspere söökla. Staadion seal. et see seisukoht, siis vallavalitsuse seisukoht on, et see peaksime nagu selle tee, praegu on see on nagu puiestee seal müüri ääres, ühel pool on müür. ja teisel pool on puiestee, staadioni pool on puiestee nagu. see peaks nagu sinna tee maale, see kõnnitee ära mahtuma, see sõidutee on isegi ülikitsas. et kuidas see nagu, ma ei saa nagu aru täpselt, et kuidas see, mis see tee laius seal on, et siis sinna tõesti ära mahuks. võib-olla mingi aerofoto on parem. Juhiks tähelepanu sellele joonisele, mis te näete, et siin on hästi kujutatud nagu see üldplaneeringu noh, ütleme, et nii-öelda siis linnulennu kõrgus, et mis üldplaneeringuga lahendada saab ja sellelt jooniselt on näha see, et ega kõnniteid nagu selle planeeringuga nagu väga ei lahenda, et see ikkagi on järgnevate selliste arenduste ja võib-olla detailplaneeringute ja mille küsimus. me saame rääkida küll võib-olla mingisugusest, ütleme, noh, maakonna planeeringus isegi me käsitlesime kergliiklustteid ja ütlesime, et seal on selles kohas on vajalik kergliiklustee rajada, kuna seal liiguvad inimesed, aga minu meelest üldplaneeringu küsimus ei ole see, et kas kusagile tee äärde kõnnitee rajatakse, mitte see on puht tehniline asi ja eraldi projektidega ja kavadega lahendatav asi. aga mingid teede või kõnniteede asukohad on minu meelest väga täpselt see 4-5 tükki määratud mingisugust, kas on see joonis mingi või mingisugune eraldi lisa sellel dokumendil. kus on need suisa täpselt samamoodi üles loetud mingite kõnniteede lõigud. ma arvan pigem, et äkki kergliiklusteed siis. Teede peatükis oli küll need kavandatavad tänavad. jah, näiteks. kas seal oli kindlasti mingi kõnnitee märgitud? seal oli mingi kõnnitee rekonstrueerimine, see mingi vanast suureplaneeringust ilmselt sinna sisse jäänud. sellepärast ma nagu seda punkti siia arvamust nagu avasin, kuna seal oli mingid lõike kuskil nagu juba kavandatud, et sellepärast. kas see oli mingi eraldi lisadokument sellele või siis oli mingi joonistus? ikka siin, kui on. lehekülg 48 lisada kõnnitee. lehekülg 48 on siis teie tänavad, jah? et siin on küll ikkagi kergliiklusteed on meil, millest siin räägitakse praegu. see on nagu kergliiklusteed. ja mis vahe on kergliiklus, kust maalt hakkab lõpeb kõnnitee, hakkab kergliiklus, kus on vahe? tänavad või noh, kõnniteed on linnalistes asulates ja kergliiklusteed on need, mis jäävad hajapiirkonda sisuliselt. ja kergliiklustee on mõeldud siis jalg ja jalgrattaga või mingi no, sellise kergvahendiga liikumiseks. võtame siis lehekülg 50. see on nimekiri. üldplaneering näeb ette liikluses järgmised muutused. mingi tänavapikendus, tee rajamine, kõrotee pikendus, Sülgavere pargi tänav. noh, miks ei võiks siin olla see Oluspere, see Müüri tänav on, ma ei tea, kas Müüri tänav on siin praegu sees või? ei, Müüri tänav olemasolev ju. okei. siin on kavandatavad tänavad ja teed täiesti me kavandame. täiesti uued või? jah. no aga miks siin see kõnnitee võiks näiteks kirjas olla? siin ei ole kõnniteid. mis vahet seal on? tänav, kõnnitee on lihtsalt, noh, kõnnitee on olemas. esimene punkt on jah. ma räägin, see on oluline ja väga ohtlik koht lastele, kahjuks ma seda ei näinud siis, kui mul oma lapsed seal koolis käisid, ma pean seda nüüd nagu
seda on kooli hoolekogu minu meelest on ka arutanud, ma ei tea, miks ta ei teinud siin aga siin võibki see olla, millele ka Teele juhtis tähelepanu, et Suure-Jaani linna peatänavate Tallinna-Pärnu tänava kõnniteede rekonstrueerimine või ehitamine, et see puudutabki nagu linnalist asulat ja seda konkreetset kõnniteed, aga ülejäänud on nagu kõik ainult teed ja sellises üldisemas kontekstis ja üldisemalt mõttes välja toodud. Küsin, et miks see võiks seal sees olla, et see näitab ära, et selline asi on. Minu meelest see ei ole üheski valla, kõik on tagasi põrgatatud, kui teed ettepaneku arengukavasse või ükstapuha mis dokumendid, kõik on tagasi põrgatatud need asjad. Et ei arvestata ja siin üks vastus, ma mäletan, oli haridusnõuniku vastus, et seda sinna ei saa kõnniteed rajada, sest see asuks kooli maa peale ühesõnaga, et mingist teemaast ei olnud tookord üldse juttu, et aga see teemaa on nii kitsas seal. Kas vallal on olemas ka teehoiukava, kus saaks sellised asjad sisse panna, et see nagu oleks väga konkreetne asi juba. Sinna võiks ettepaneku teha. Ja võib-olla pigem sellesse teehoiukavasse siis see sisse panna. Kas teil keegi teede peal on ju eraldi inimene? Kui minu mälu ei peta, siis tegelikult sai see ka sisse pandud. Sest me oleme seda volikogus päris kindlasti arutanud. Aga praegu pealt ma ei ütle 100%. Isegi selle, võib-olla selle esimese isegi võiks panna ka sinna teehoiukavasse siit ära jätta. Teised on nagu just räägivad nagu mingitest suundadest ja pääsudest ja sellistest tänavapikendustest, et ta ei räägi konkreetselt tehnilisest. Esimene võiks ka siit teehoiukavasse minna. Aga kas sa protokollid äkki niimoodi, et see ettepanek ei, miks ta peaks siit välja minema, see on igalt poolt läbi käinud, kõik on avalikust arutelud, nüüd me hakkame midagi välja võtma siit. Miks ta peaks välja võtma? Pigem nagu selle staadiumi tõttu, või selle asukoha tõttu, kus kohas on mõistlik, et seda laadi punktid sees on. Sest teehoiukava on ju tegelikult omavalitsusel täpselt samaväärne dokument, mille järgi tuleb elu korraldada. Konkreetne dokument. Ja veel konkreetsem isegi kohati, kui on üldplaneering. No teehoiukava on selline dokument, mis võetud minu arust vastu 2018, kui ma mäletan, hästi ammu. Ja seda ei kohusta mitte keegi üle vaatama. Üldplaneering on selline dokument, mida vaadatakse aeg-ajalt üle. Iga aasta tuleb teehoiukava üle vaadata. Aga miks ei ole siis vaadatud, kui 2018 on vastu? Mina ei tea, et oleks vaadatud. Viimane teehoiukava on võetud 2018 ja kehtib 2022. Seda ei ole muudetud pärast. Pole olnud vajadust järelikult ju muuta, eks? Selles mõttes arengudokumenti saab vaadata ka niimoodi, kas on vaja midagi muuta või ei ole vaja. Üldplaneering on dokument, mis peale järgmisi valimisi 4 aasta pärast igal juhul vaadatakse üle. Tuleb üle vaadata, aga teehoiukava ei kohusta keegi üle vaatama. Praegu on jutt, et teehoiukava muudetakse või tehakse uus, ma ei tea, detsembrikuuks peaks juba valmis olema. Täna on august, ma ei tea. Praegu on oktoober, keegi pole algatanudki seda. Ei, aga järgmiseks aastaks on ju kehtiv olemas. Jaanus Rahula ütles volikogu istungil välja, teehoiukava on lauale võetud ja me peate selle vastu võtma detsembrikuuks. Volikogust läbi käinud info. Volikogust läbi käinud info. Ma olen volikogu istungitel osalenud. Augusti protokolli minu või september. No fakt on see, kas augusti september? Ma sain aru, et teehoiukava on praegu kuskil laual, tehakse, aga ühtegi muutmise algatamise otsust ja mitte midagi ei ole. Me ei tea. Hästi, kuulge, aga lepiks kokku, et teehoiu teemad lähevad teehoiukavasse. Nii et me saame lihtsalt edasi minna. Valla tänav, siis see on teehoiukavaga. Siin on mahu kõnnid ära selle. See tuleks minna sinna kõrvale maale. See on juba tehniline küsimus, kuidas seda lahendada. See ei ole absoluutselt teema. Kui seal tehakse, kas siis pannakse tee piire või tehakse tee ise laiemaks või see on juba projekteerimise teema? Mina oma poolt võin kinnitada, et praegu see üldplaneering ei piira ega keela kuidagi selle kergliiklustee tegemist või kõnnide tegemist sinna ja see on, ma arvan, kõige olulisem. Et see võimalus on selleks olemas. Nii, Kajaga järgmine punkt. Nendest me juba rääkisime koos ka.
nüüd on see tuulegeneraatorite kui maastikul domineerivate objektide kavandamisel lähtuda maastiku väärtuste säilimisest. Ja siis on ettepanek, et lisada lause kaasatakse kogukonnad. Aga meil on siis seletuskirjas niimoodi, et üksiku tuulegeneraatori püstitamiseks annab omavalitsus üldjuhul projekteerimistingimused läbi avatud menetluse. Ehk siis see ongi kogukonna kaasamine. Seda lauset nagu ei ole sinna vaja enam lisada, see on nagu olemas põhimõtteliselt. Nii. Ja jälle see päikesepaneelide teema, et kuidas siis kortermajade, seda me rääkisime ka koost. Et kortermajade peal tuleb siis nagu vältida maapinnale paigaldamist ja lahendada siis niimoodi tervikuna tervel majal, mitte nii, et siis oleksid igal ühel omad paneelid. Kas sellele sai mingi muudatuse alge sinna kirja kuskile? Meil on täna selle kortermajade kohta ongi öeldud, et kortermajadel tuleb lahendada ta koos. Ma võin selle päikeseenergia punkti võtta ette, et me saame seda eraldi vaadata. No ühesõnaga, ma võin siit nagu oma seda arvamust lugeda vahepeal siis, et äkki, et Tiheassu ala küla keskusmaal ei ole lubatud katastriüksuse piire paneele paigaldada tänavapoolsele alale. Aga osades asulates ei olegi nagu otseselt mingit tänavaid või niimoodi, et see tänava pool peaks nagu mingisugune varjed või ekid, mis see nõue need peaks ees olema, kui need ei ole, no kuidas siis nagu seal nagu siis käib? Sul lõpta mingi sissepääsu see tee või tänav on, et kus siis nagu avalikkusele nähtav, ütleme rohkem. Kui sa võtad näiteks Kõo keskasulas need kortermajad, et kuidas seal siis nagu üks kortermaja paigaldab seal siis katusele. Kui ta ei ole tänava ääres, kui ta on tänava ääres, siis nagu Võhmas sõidad, seal on pandud paneelid tänava ääres, pannakse. Kortermajad panevad ikka ju katusele. Tihe piirkonna on eelistatud katusele või massaadile juures. Loomulikult. KredExiga ju tehakse maju korda ja kõik ventilatsioon ja päikesepaneelid lähevad kõik katusele kortermajadele. Nii, ma näitan lihtsalt, et siin on see lõik, mis puudutab seda korterelamutele paigaldamist. Siin on muuhulgas on ka kirjas see, et tuleb vajadusel analüüsida, kas visuaalne reostus tekib või mitte. Et ega me päris kõiki juhtumid ette näha ei saa. Seal ongi jah, et korterelamutele paigaldatavad. Aga et siis see tähendab, et nagu Aavo ütleb, et siis nagu maapinnale seal ei ole, üldse ei tekigi sellist mõtet, et ma paneksin sinna, mul on suur rõu maapind. Kirjas, et tuleb vältida maapinnale paigaldada. Tegelikult mingi juhul võib tekkida selline olukord, et kui sa hakkad uuele majale ehitusluba näiteks andma, et kui ta energiatõusu nõuetele ei vasta, siis nutava naera sa pead kuhugi nad panema. Ja kui sul ikka katusele või fassaadile ei saa neid panna, siis tuleb kuhugi mujal neid panna. Siis tekibki see sama see naabritega. No, see on avalik menetlus ja lähebki. Selle kohta meil ongi siin, et vältida, eks ole, aga vajadusel siis analüüsitakse, kuidas selle visuaalse reostusega olukord on. Võib-olla saad sa mingi eki ette panna ja ongi probleem lahendada, eks, et kui ei ole teemat. Me ei saa nagu nii lukku lüüa seda, et nüüd ütleme, et nii on ja siis me elame 20 aastat selle jutu. Kuidas see mujal lahendatud on? Mingid analoogiaid, üsna analoogselt praegu. Et ikkagi on tiheasustusalal lubatud panna päikesepaneelega maale. Aga ikkagi püütakse nad siis paigaldada selliselt, et nad nagu ei häiriks oma... Jah, analoogselt, nagu meil on siin ka, eks ole, pandud see nõue, et kui sa oled sellel, kus on majasid, eks ole, rohkem, sa oled selliselt kompaktses kohas, siis maapinnale ei või paigaldada, eks ole, tänavapoolsel alal ja kui siin oli küsimuse all, et ei olegi tänavat, kui tänavat ei ole ja sa eladki üksinda seal kusagil keset, ma ei tea, mis sul siis seal ümber on, siis see ei olegi probleem, aga kui ikkagi on välja kujunenud tänav, siis sinna poole külge ei panda. Aga kas see, need, mis on paigaldatud, on siin tööstuskülad, need krundid, seal on krundile maale paigaldatud eraelamute juures, see on nagu lubatud vist. See on ju tehtud varem. See ei kehti veel ju. Need nõuded ei kehtinud sel hetkel, kui sinna neid paneele pandi.
ega me midagi teha ei saa, see on läinud mööda selles mõttes. et seda, seal käis muidugi see avatud menetlusega või käis see lihtsalt selle raamatuomaniku, kuidas see käis? Need on paigaldatud koos elamutega ka ju selles mõttes. jah, kui elamu ehitusloa juurde või hoone ehitusloa juurde käivad ka muud rajatised, seal trassid, päiksepaneelid, kõnniteed, aiad, siis tegelikult eraldi lube seal välja ei anta. aga miks seda põhimõtet ei saanud arvestada seal juba, sest et nagu siin õiguskantslerid ja igasugused juriidilised seisukohad on, et kui üldplaneering pole veel kehtestatud lõplikult, aga need seisukohad on sees, siis on isegi kohtu tõlgendused olnud, et neid juba jälgitakse. Ja tuleb jälgida. Et kuidas see nagu see paneelid, nad sinna potsatasid, et see on ju, ega see ei ole väga ammu, see menetlus on siin 2-3 aastat ja see tuli siia aasta-2 tagasi. Mina lihtsalt teen ettepaneku, et me ei aruta täna neid. Aga see päikesepaneelide teema üldplaneeringus on tegelikult suhteliselt hiljutine. Selles mõttes, et see on nagu kõige nagu üks hilisem. Seesama lehekülg 61 siia on tulnud hiljuti. Meil on seda täiendatud. Seda on kõvasti nagu täiendatud ja kohendatud. Et enne seda olid need paneelid seal kindlasti, ma arvan, ka olemas. Mulle isiklikult ka need päikesepaneelid absoluutselt ei meeldi seal, see on täiesti rikutud keskkond seal nende päikesepaneelidega, aga see, ega me oleme siin päris teisigi raskeid vigasid teinud, sest kui mõtlete, et Lahmuse mõisa juurde pandi päikesepargid, eks ju, siis inimesed tulevad, küsivad, kus see mõis on, teil on päikesepargid, et need ei sobinud sinna, sest see on kultuuriväärtuslik objekt ja kultuuriväärtuslik objekti lähedal ei tohiks ükseid asju lubada. seal oli isegi uus kaitselõumus tegelikult. Aga no ta ei kõlba sinna kuidagi. Et nüüd ma näen, et vähemalt olete sinna heki või mingi sellise varjastuse ette näinud, et ma saan aru, et nad ei taha, et need puud kõrged seal on, aga kui sinna mingi haljastus ette tekitada, siis natukene seda visuaalis annab parandada, aga noh, ega ta ikka paganama pole väga. Mägi on kaugelt näha tegelikult. No ei no külje pealt näed, aga lähedalt vähemalt natukene varjestab. See läheb veel 10 aastat mööda Olav ja siis see on miljööväärtuslik alaks pannakse seda. Miljööväärtuslikud päikesepaneelid. No võta Vene ajal. Tegelikult tänapäeval on juba ju igasuguseid erinevaid materjale ka, küll katusekatematerjalid ja rõdumaterjalid, mis iganes kasutatakse, et ma arvan, et see selline korterelamute ja ühepereelamute teema natukene võib-olla ühel hetkel siin läheb natukene selles mõttes lahedamaks ja normaalsemaks. No Olustusel on üks kahe elamu krunt väike ja on maapinnal olev see, mis keerab, pöörleb seda varjab hooned, varjab midagi muud. Eks see on üks väga tundlik teema, aga et selles mõttes ma mõtlesin, et miks ta üldse ei ole keelanud seda maapinnale panekut, aga kui sa mõtled, et kui pikalt see dokument kehtib, siis päikesepaneelide disain ja kõik nii tohutult muutub, kaasa arvatud sinnamaani, et ka tänavakivid on juba päikesepaneelid, siis sellisel juhul sa tõmbad nendele kõikide kriipsu peale, et siis oled nii-öelda paindlikkus kaotab. Tänavakivi naabrit reeglina jälgi. Ei, ma räägin siis, kui sa keelad ära panna väljapool fassaadi, eks ju, siis sa ei tohi panna. Kivi ei tohi ka panna. Siis sa ei tohi panna ju ka tänavakivi sinna päikese üle. Aga see selleks, et vaataks natukene pikemalt ette ja saame vanna võimu. Siis pärast tuled sa ise jaurama siia. Et ma võib-olla korraks ikkagi näitaks, et mismoodi me oleme proovinud nagu ümber tulla sellest, et me täna kõike ei tea, et meil on siia pandud sisse just täpselt see, et innovaatilised lahendused on lubatud, need salvestavad materjalid ja tänavakivid ja nii edasi. Lihtsalt on öeldud, et kui need ei kahjustaks seda alade väärtust, kui see on nii-öelda tagatud, siis tohib seda kõike kasutada. Et selline punkt on tegelikult sees. Aga ta on ainult väärtuslikud maaslikud. Aga neid, mis täna need karkasside peal päikesepaneelid, mina tiheastusalal küll ei lubaks seda üldse. No meil on nad täna on niimoodi, et nad on tiheasustuses tegelikult lubatud siis oma tarbeks ja see kuni 50 kilovatti. No seda küll, aga võtta see oma tarve vahib ju teisele naabrile vastu, võtta see on see probleem, et see visuaalia seal. Jah, aga selle kohta siis on see sama, et on vaja siis varjestada, et ta ei mõjuks väga. Oota, kas sa lased korra ülespoole, et mis see täpselt on? 50 vatti. Katastri üksusel tarbeks kuni 50. No eks see on pagama keeruline teema. Arvestades seda, mis meil elektri hind praegu teeb, siis ilmselt see on väga paljude jaoks ikkagi
lahendus, kuidas sellega nagu toime see surve suureneb raudselt. Viljandis on 2 maja, millel on katused nendest päiksepaneelidest ja väga ilus ja soliidne näeb välja. No jaa, aga see maapinnale Aga sellest on jutt praegu. Aga pigem võib-olla, et ikkagi peaks nagu kohalik omavalitsus võtma seda nii, et iga juhtumit lahendab ükshaaval, sest nagunii tuleb nendele ehitusluba peale, et siis ikkagi vaadatakse ükshaaval kõik need juhtumid läbi. Ja see ei ole, neid ei ole nii ilmus palju ju ka, et neid ei jõua nagu analüüsida, et mis moodi siis seda lahendust teha. Need võib tulla, kui elektri hind jääb ja tõuseb, et see võib tulla, aga see 50 kilovatti ühele maja pidamisele näiteks on, ma olen kuulnud nagu, et mõistlik oleks mingi 10 kilovatti. Et kas see 50, ütleme, et siin tekib juba äkki mingisugune reserv ka, mis me seal kõos korra puudutasime, et kui mingis, võta mingi linna osa näiteks või, et on mingi alajaam, et seal on tekivad näiteks, kui on 20 majapidamist, on ju seal 5 tükki teevad oma need 50 kilovatised ära, et seal müüvad seal sinna sellesse alajaama, ma ei tea, ma ei ole elektrispetsialist, aga müüvad sinna alajaama osa ja kuskilt maalt siis mingi see 5 tükki on ära teinud, 6, 7, 8 tahavad 2 aasta pärast ka öeldakse, et sorry, te peate alajaamaga midagi ümber ehitama või mingeid liine kuskil vedama täiendavalt, et see oleks nagu ebaõige, et kas seda nagu, mis seal sellest kirja sai, mingisugune lahendused või kuidas see kooskõlastus või kogukonnaga arvestada? Seda sa ei saa nagu ette planeerida, et sa ei saa oodata, et nüüd äkki naaber tahab sul 10 aasta pärast hakata midagi püsti panema, et nüüd mitte keegi ei arenda siin. Põhimõte ongi see, kes ees see mees, midagi teha. Sa ei saa nagu reserveerida mingit mahtu, nüüd äkki naaber taha võiks mingi aeg hakata teha. Aga kuidas sa väldid seda? Mingi teema planeering. Teiseks on see Elektrilevi pärusmaa, et ega siis omavalitsus ei otsusta ju elektriparkide suurusteks. Ei, seda teemapargid. Eks mingis osas pead ju vallavõimu usaldama, et eks juhtub igasuguseid jamasid. Meie külas näiteks on tõsine probleem, et see meede, mis oli ette nähtud selle sama elektripaneelide paigaldamiseks väiketootjatele ja ka taludele, eks ju, siis tehti lahmusele 2 paganama kobarparki ja need kasutasid kõik liinide võimsuse ära niimoodi, et inimene, kes ise kohapeal, kelle jaoks see toetus oli üldse mõeldud, temale ei jäänud enam üldse võimsust üle ja tema ei saadki teha. Ja temal on ometigi katusele paigaldatud ja väga ilus visuaal ja kõik on super ilus, et mitte midagi ei häirivat, eks. Aga need paganama pargid, need tõmmavad teelt terve küla kinni. Oligi kõik. Kas ta ei saa ka isegi oma maja tarbe jaoks nii palju, ta ei pea seda 50 kilo, aga kas ta oma tarbe saaks ära rahuldada või ei saa isegi seda? Ei, ta ei saa juurde sinna teha, eks loomulikult need. Et ta nagu teenida, ütleme, seda ta ei saa. Kui sa endale tahad ehitada, sa teed ikkagi sellised, kui sul üle jääb, sa ju müüks, et sul ju pole kogu aeg sellist tarbimist järel, sa ei saa ehitada sellist väikest parki korraga, et saab maksimum tipud jälle ära katta. No see on jälle energeetika küsimus. Aga ütleme, juba juhtus nende halvasti. See sama kobarpark tõmbas terved külad kinni ja see, kuhu see raha oli mõeldud, see tegelikult jäi üldse ilma. Ja nii on, aga kuidas sa selliselt, et planeeringus ära hoiad, see oleks tulnud nii-öelda vallas, kui menetleti ja ei oleks tohtinud lubada seda 100 krundiks jagada ja igale 50 kilovatti panna, see oleks ainult variant olnud. Selle kohta on vastus samasugune, et aga ega meile ette, mis see naaber tegema hakkab 5 aasta praegu. Ja teine probleem, milles ma näen probleemi, on see, et kui on nii-öelda erijuhtudel lubatud, siis tekib see sama pretsedendi küsimus, et kui ühele lubasid, kuidas sa teisele keelad, sest see elumeele üle vaidlemine on kohtus täiesti lootusetu. Kui üks sai selle loa, siis tõenäoliselt sa annad järgmisele ka ja nii see asi läheb käest ära ja midagi teha pole pärast. Aga kas sa tead, kas see majapidamine enda tarbeks ei saa ka seda rajada praegu? Ei, ta rajas, aga ta sai nii väikeses mahus lihtsalt, sa saad aru, et seal on rajamiskulude ja omahinna proportsioon, aga see selleks on jälle teine teema. Seda 50 kilovatti siin, et see on jällegi siin vallavalitsusel ja töögrupiga leitud, et see on optimaalne suurusjärk. Mina võin teile ainult ütelda seda, et erinevates valdades see number tõesti varieerub päris palju. See number on mõningates kohtades näiteks 11, sest kuni 11 kilovatti on selline seaduses on eks ole määratud, kus see väike
väike, ma ei saa praegu ütelda, aga tegelikult see 50 oli ju kunagi väiketootja piir oli see 50. See oli suhteliselt lihtne liituda sellega ja et sealt see 50 tegelikult tuli. See tuli sealt toetusmeetmest lihtsalt, sealt tõmmati see piir kunagi ja sealt see number tekib. Mõni vald on selle sama asukoha peale pannud näiteks ka 100 kilovatti, mõni on pannud 11 kilovatti, et see ongi selline, antud juhul Põhja-Sakalus on selline Harju keskmine, et see, kas see on hoopis, ma ei tea, võib-olla liiguda 25 peale, et see on selline mõttekoht. Et praegu on ta sellisena ja... No 50 kilovatti on ilmselgelt ei ole oma tarbeks. Katastriüksuse tarbeks ei ole. See on raudselt, seal on mingi müügi osa sees. Mis on keskmise või võta suure elamu see tarve? See on 10 kilovatti kandis kuskil, 10-12. Sa isegi mõttes tegelikult, kui sa tahad nüüd päiksepaneeliga näiteks ka talvel toota, siis tegelikult sa talvel sellega ära ei tooda, sellega 50. No nii ei tooda talvel ära, see on selge. Et jah, see on nagu ainuke asi, mida võib-olla selles osas muuta saab, aga siis peaks nagu selline põhjendatud ettepanek olema. Aga seda, et maapinnale ei tohi ikkagi tiheasutuses, kas seda saab veel ära võtta või on juba hilja kõik? Põhimõtteliselt, noh. Sest see vabadus jäi ju ikkagi, et kui need kõnnitöökivid või tehnoloogia, mis visuaalselt ei reosta, siis selle puhul antakse eriluba, eks ju. Et aga see annaks selle kindlus, et neid igasuguseid koledaid metallkolakaid ei tuleks tiheasutusse, sest noh. Üks võimalus on ka panna näiteks selle maapinnale paigaldamisele mingisugused ruutmeetrite piir, et näiteks, et rohkem kui 100 ruutmeetrit panna ei või midagi seesugust. No ma ei tea, kas ruutmeeter aitab, seal on see visuaalne pilt on see, mis ju häirib tegelikult, et seal kas on pisikene kole juhin või on natuke... Mis see tänavapoolne ala nagu siis on, et kui see elamud linnas on enamasti tänava ääres, on sinna ei saa tekkida, no siin tööstuspargis on nüüd teistmoodi on, aga kui ta oleks pannud, oli nüüd kas ta paneb tänavast 10 meetrit kaugele või paneb ta 20 meetrit, kas see midagi visuaalselt muutub? Ei no seal tekib küsimus ei ole mitte... Tänavapoolne ala, küsimus on mis on tänavapoolne ala? See tähendab seda, et see on majast tänavapoole ja ala, kui see ei ole siin selge, siis tuleb kirjutada juurde, et see on majast tänavapoole. Hoonetest võib-olla, majast või hoonetest. No hoonetest ükskõik, aga... Ja, siis oleks nagu selge. Et me räägime ikkagi tagahoovist, et me lihtsalt nagu tahaks arvata, et tagahoov ei ole nii väga kellelegi silma all, ainult naabrile on, aga kas naaber võib sinna heki vahele ehitada ja heki vahele istutada ja siis see ei sega teda, nii et ma ei tea, kas me peaks väga piirama seda, mida inimene oma tagahoovist teeb, et see on võib-olla minu küsimus. See hoonetest, see sõna teeks nagu selgemaks küll. Hästi, aga siis äkki täiendame niimoodi ja siis maja taha ta võib panna. Mina ütleks, et üldse maapinnal ei tohi ja kõike. Sama selle tiheasustusala, eks, et ta võib olla sul suhteliselt kuskil linna serva peal mingi krunt, sul hakkab kohe mingi mets seal peale, ei ole seal naabreid, ei ole mitte kedagi ja sa loed ette, et näed, ei tohi panna. Ma jätaks sinna ikkagi sisse ka siis mingi üldjuhul või mingi siukse natuke leebema sõnastuse. No võtta üldjuhul sõna tähendab seda, et kui sa ühele annad, siis teistele keelduda on keeruline. No on, ma tean, et aga kui sa need jäigalt nagu ära paned, et tükk aega... Nagu ta praegu põrgi. Jah. Mina läheks ka juhtumi põhiselt, et sa ei saa võtta ühe vitsaga nüüd, et on tiheasustusala, et võtta tegelikult kas Olustvere läheb ju tegelikult Alevik jookseb ju sinna Jaamakülla välja, kõik see vahe on kõik tegelikult ju tiheasustusala. On ju tegelikult seaduse mõttes. On Aleviku territoorium, et tegelikult on seal põllud ümber ringi, ja jaama see asul on ise nii, et tee on keskel, kahe poole maja, aga edasi on juba võpsik. Kõik on võpsik, et kui sinna maja taha paned, keda see segab seal, et nagu ei häiriks seda. Tee peale ta ei paista. Jah, kui naabrid häirib, paned äkki ette. See aljatuse nõue on olemas. See hakkab juba meeldima, mis sinna praegu tuleb. Valitsus teeb kaalutletud otsuse igal juhul ära. Tiheasustusala seaduse mõistes. See näeb nagu ilus välja. Ma hakkame sellega tegema. Sest päikesepaneelid on ju pagana see jama ka, et sa pead ta päikese poole õiget pidi keerama, et sa ei saa ju teda ükskõik mis pidi panna ja kõik muud jutud tekivad sinna juurde, mis planeerimist ja projekteerimist tekivad, kisendavad ja... No tule vaata olust, jaamas Kotsaril on see aluse peal, mis ise ma tean, aga see nii-öelda ilusam pool jääb sinu poole, siis siin ta ju üldse ei häiri, kui see kassi juures jääb jälle teisele poole, et siin teisi jälle häirib ja nii edasi, et see on... Siis kaasadki naabrit, et paned äkki ette ja kui naabrit häirib. Mis ta võrnast siis teeb, mis seal on selle
tänava poole, Jaladmäe tänava poole seal Tartu tänavasse. ei, seal on tegelikult niimoodi, et tal projekti järgi on ta lähevad katusele, kuna tal see hoone asi viibis, siis ta tahtis seal ära liikuda, siis ta pani ajutiselt ära. ma arvan, et see on päris hea, mis praegu. ta on natukene toores, aga võib-olla siis mingi. ei, aga põhimõttes on ta väga oluline. ma kujutan ette, mis 10 aasta jooksul, mida ka päikeseenergia salvestamise ja püüdmise tehnoloogia kõik endaga ette toob, et meil täna on, need on midagi muud hoopis kui mingi väga kihvti disainiga mingisugused huvitavad asjad, mis sa ei saa aru, et see on päikesepaneel, eks. siis on see kindel case ja siis on. Triljoneid ju hakatakse nüüd kulutama usinasti mingi selle taastuvenergiaga, et ruumi on. Kaja, kas me küsimustega jõudsime ühele poole? Siin on veel 2 eelnõu ettepanekut, siis on kõik. Üks oleks jah, mis ma unustan alaliku ligipääs on sellele üks. Seal see Jaamaküla tee, eks ju. Punkt 16 oleks see. Jaamaküla tee, krundine avalikult kasutatav tee, aga see asub nagu riigimaal ja sellepärast me ei pidanud nagu vajalikuks. Kui saaks selle jällegi selle skeemi ja kuvada. Ja siis tegelikult on ka see, et ta ei ole teeregistris see tee, et siis peaks kõigepealt tegelema sellega, et saaks selle teeregistrisse selle juurdepääsu. Nii, millisest juurdepääsust oli see? See on seal nüüd all, kus on Olustvere sõna ja sealt see võt selle lilla alumine lilla plats, kus üks kast on seal roosa ruudu peal ja selle teised lilla see, ei, nüüd vasakul. Aga siin ma ei näe neid krundi, kas te saate kuidagi, kuidas see praegune olukord seal on, et see katastri piir on. Et kuidas see praegune pilt on jah, ütleme sealt ja. Ma vaatan, ma ei tea, kas mul siin on seda, mul ei ole internetti üle. Proovi uuesti, seal on olemas avalikult tegelikult. Et teil oli küsimus, et kuidas on katastri piirid? Kuidas see juurdepääs? Et tee on nagu olemas, aga ta on asub nüüd. Ta ei ole registris, tee registris, seda ilmselt ei ole ka siin näha, et ta on nüüd selle 2 krundi vahel. Ta tuleb nagu, jah, selle tee pealt tuleks nagu. Peal ikka krundipiirid. Siin on krundipiirid peal. Need hallid jooned, siin on krundipiirid. Nii, aga siin on nagu, siin peaks olema mingi tee. Siin allpool või, allpool. Seal, eks ju? Siin. Ei, selle. Kasti kõrval. Või siin? Ei, siin pool. Seal. Siin. Jah, sealt tuleb nagu tee. Ja siis ta jääb nüüd selle käe juures lõpeb ära. Ja see asub selle maa peal, mis on see triibuline osa siin allpool, kus üksik hoone on siin all. See asub selle kinnistus on riigile kuulub kinnistu, aga ta on sisuliselt erakinnistu on ja sealt tuleb see tee kuni Mida tähendab riigile kuuluv kinnistu, mis sisuliselt on erakinnistu? Väga huvitav välja. No ühesõnaga, see ei ole selles mõttes riigitee, avalik tee, see on riigimaal asub tee, aga ta on eratee ühesõnaga. Sellist asja ei saa olla. Riigitee on täpselt samamoodi eratee. Mis asja sa ajad? Ta ei ole teene arvel. See tee tuleb, siit tuleb see tee ja lõpeb siin ära. Siin on vallale kuuluv krunt. Ja see krunt, minu krunt on siin, kui ma praegu seda kasutame, seda sama teed ja teine krunt on siin. Et siit, et soov oleks, et siit tuleks pääs sellele avalikult teed. Et see määratakse ära see küll. Et siin on muidugi, siin on samasugune tee. See on ka riigile kuuluv, haridusministeeriumile kuuluv, kellele kuulub see tee, aga see on sisuliselt ikkagi eratee. Riigitee on, riigimaanteed on riigiteed, võtke tee seadusest. Et riigimaal, omanik on riik. No siis ta ongi ju riigitee, mitte eratee. Ei ole. No kust seadusest te võtate seda? Tee seadusest. Ühesõnaga meil oleks soov avalikult sellest Suure-Jaani Olustvere teed saada avalikult, et see saaks avalikuks. Jah, nüüd on ta näha, ta on selle halli kollase piiri peal, see nagu tuleb. Siin, kas ta täpsemaks minnes peaks see tee isegi ka, nüüd on näha. See tee? Jah, et ta tuleb sinna Jaamaküla tee 10-ni, mis on vallale kuuluv krunt, et seal oleks nagu mitmed kasutajad, ütleme, siis oleks see Jaamaküla tee 12
Jamaküla tee 14 ja siis on see üksik kaarhall, mis asub nüüd selle riigi. jah, transpordimaana võime transpordimaa tüki siia tekitada, ma arvan, et sellest ei juhtu midagi. Kas Jamaküla tee 10 kuulub valla? Jah, valla omandis olev krunt. Tõsi ka. 10, jah. Keegi ei maksa maamaksu, aastaid ei ole maksud minu teada, renti keegi ei maksa. Aga kelle valla oma on siis ei maksa mingi. See on siis see maamajandus. Aga kasutajad on seal olemas. Selle jaoks peab olema hoonestusõigus näiteks, mis annab. Aga krunti ju kasutatakse ju. Kas sul on võimalik sellest maaomanikult nõusolek küsida? Maamajanduskoolist või? Jah. Kindlasti. Kui ta on vallamaa, siis mis see maamajanduskool siin? Ei, see punane osa on. See tee on. Tegelikult on selle omanik või valdaja haridusministeerium. TMK ei ole selle valdaja kasutaja. Või ta on võib-olla kasutaja, mis on täpselt Kasutaja ikka. Haridusministeerium on selle nagu peaks olema. vaatame järgi. Need on terve nisti selles katastriüksuses sees. No ta lõpeb seal, vaata, näed, kus ta lõpeb ära. Mingi osa on seal. Volitatud asutus on Olustvere TMK, nii et tuleb küsida. Mis asi ta on? Olustvere TMK. Valitseja on Haridus- ja Teadusministeerium ja volitatud asutus ehk kes võib kõiki toimingud teha on Olustvere teenistusmajanduse. Aga kas see Jamaküla tee 10 on tõesti valla oma? Jaa. Ei ole tehnikumi oma? Ei. Kus kurat siuke asi vallale sattus? See on Olustvere valla ajast lihtsalt jäetud. Ei oska kommenteerida. Olustvere valla ajast jäetud tootmismaa või mis selle krundi on seal, et istuostarve ja Kuuleni valla ja praeguse valla 4 aastat keegi nagu, aga kasutatakse. On ära unustatud lihtsalt. Ühesõnaga, kas ma saan aru, et see ettepanek, et siia võiks siis maakasutusplaanile näidata transpordimaa, et see on mõistlik? Et siis saab sinna avaliku mingisuguse lepingu, mis sinna peale saab vallast, et kuidas see nagu üldse teeb, et siis see no tõepoolest teeregistisse saama. Kaja, sa räägid selle omanikuga läbi. Ja no kuna seal on nii mitmed Hästi, veel on seal, kas meil on siin veel, ei ole, see oli viimane küsimus. Tasus tulla. Mis see rääkimine siis kujutab, et kui nüüd paned sisse ja küsid arvamust? Küsin, kas ta on nõus, et sinna tuleb transpordimaa? Lihtsalt ei saa teha sellist muudatust ilma maaomanikuga kokkuleppimata. Üldplaneerimus ei saa olla. Ei saa teha sellises etapis, kus me praegu oleme, me ei saa enam, ei avalikusta ju enam seda praegu. Aga jah, kuna me enam ei avalikusta, siis küll, eks ju. No ühesõnad, et oleks avalik tee, selleks hakkab servitud. Käib Arnaldi juures läbi, räägid ära, mis puhul on. Küll ta nõus. Ma arvan ka. Nii, aga nüüd on küll see hetk, et andke teada, et millist teemat päiksepaneele me iseenesest juba vaatasime, ma ei tea, kas mõnda punkti siit oleks veel vaja vaadata või lähme mõne teise teema juurde siis. Et siin on, enne me vaatasime pigem neid eraomandis või üksik tarbimiseks, et eraldi on meil siis tingimused päikseparkidele ka. Kas see väärtusliku põllumaa mõiste on tänaseks kuskil ära suudetud defineerida või on? Väärtusliku põllumajandusmaaga on nii, et see on meil aladena peale kantud. See on riigi poolt siis tehti selline analüüs, määratleti ära üle-eestiliselt, et kus need väärtuslikud põllumajandusmaad on. Ja meie analüüsisime seda kaarti ja muutsime seda nii palju, et me võtsime selle kaardi kihilt ära metsa, seal kuhu oli juba metsakõlvik tänaseks peale kasvanud. Samuti alad, mis jäid kompaktsetele aladele või ütleme siis külakeskuste või alevikualadele. Ja siis korrigeerisime ta nii palju ära. Ma ei mäleta, mis meil kõige väiksem üksus jäi, kas 5 hektarit või 2 hektarit. On praegu
aga kui seadus muutub, siis järgime nagu seda seadust. nojah, Selline et lause kui see seal. seadus peaks kunagi tulema, siis ta hakkab midagi muud dikteerima, me ei tea seda, aga täna meil on ta siis moodustatud selliselt. no praegult on seal mingi menetlus jälle käib. see menetlus käib aastaid. Ega te peast ei tea, mitu hindepunkti see põllul pidi olema, ei tea seda. Eesti keskmise järgi on see kuidagi tehtud ja vana maakonna keskmise järgi on osad tehtud. See on, ma ei hakka selle peatuma, aga see on suur jama tegelikult. Okay. Meil on vist 44 äkki maakonna keskmine, ma ka ei võin ka eksida peale. Sest need hindepunktid määrati viimast korda 1991. Peale seda ei ole perspektiivset kvaliteeti keegi määranud ja võeti need vanad mullastikku, need kvaliteedipunktid viidi üle. Aga nii on, seal ei ole, nad ju kooskõlasta muidu ära, kui seda peab. Ei selge see. Kusjuures need põllu mullakaardid on ikka uskumatult täpsed. Ma ei tea, kes ja kus ja millal nad täpselt suudeti teha, aga ikka väga uskumatult täpsed on. Aga jälle ei ole just muutunud. Ei no aluspõhi ja see ei muutugi. Aga siis on sisuliselt siuke võimalus ikkagi õnneks olemas, mitte õnneks vaid olemas, et te võtsite sealt metsast tulnud alad välja ja kui metsale teha raadamine ja siis saab ju samale maale teha tegelikult. Mida? Pargi näiteks. Sest teil on ju põllumaadel ei saa. Ma ei saanud praegu võtta. Väärtuslikud põllumaad. Nii. Et te võtsite metsaalad sealt ju välja. Ja kui nüüd sellele samale, mis on nii-öelda metsaalaks läinud, sinna raadamine teha, siis tegelikult seal ju see piirang ei kehtiks. Ei, seal võib tavalist põldu pidada, ei pea väärtuslikku. Ei, no sinna saab päikeseparki teha. Saab seda ka. Tehakse ka väärtuslikule põllumajandusmaale, igal pool üle Eesti tehakse neid nii erinevalt, et on ka väärtuslikule põllumajandusmaale tehtud väitega, et ega see ju maa väärtust ei muuda, kui seal natukene aega see park peal on. Põllumajandusamet ju lubas teha minu arust, oli see kiri. Põllumajandusamet lubas, jah. Nii et tehtagu igale poole, nagu vähegi saab. Eks Maaeluministeerium oli kõige nõrgemas positsioonis, sest neil puudus ametlik dokument. Oma viga. Üritasid vastu vaielda, aga nad ei saanud. Oma viga, ei suuda. Et eraldi on jah, meil siis väärtusliku põllumajandusmaale ka need kasutustingimused määratletud. Mul lihtsalt üleskutse vallale, et kui kuskil hakatakse mingid siukseid suuremaid päikesepargi kobaraid või midagi tegema, et siis menetlegi seda hästi hoolega, et siin kohalikud ei kannataks kuskil. Ma ei tea, kui mitu juhtumit seda vallas on, aga ühte konkreetset lugu ma tean ka, et see on väga kurb lugu. Sa mõtled seesama Lahmuse? No jah, sellega tõmmati kinni terve külade. Millal see vastu võeti? Millal see Lahmuse oma load anti? Võib-olla neil ei olegi lubasid, see alles hiljuti. Osale tegi detailplaneering peale. Ei, seal näitas oma kulu ja kirjadega seal juurdepääsu liinid ka veel. No seal on kaks erinevat lähenemist, üks on ühel pool, kus on üks kinnistu ja teine tehti tohutult 16 päikest. See, et nad ükselt tulid, see on puhas seadusandja praak. Keegi ei osanud ette näha, et hakatakse kobarjaam. Mõte oli see, et panna just väikselt tõimust talunikud tegema, aga ärimehed tavaliselt selle kohe hakkasid kobarjaamu tegema ja juriidist on kõik okei. Kui te sõidate siit sinna Lahmuse peale, et päiksepark teatud saab. Jaa, aga millal see nagu konkreetselt need load siit võeti ka? See on mingi 1,5 või 2 aastat tagasi. Jah, nad on juba ju töös. No esimene otsus pidi olema see kruntideks jagamine, et seal paremat kärtsetükk on, seal on 16 või 17 krunti tegelikult. Kui ta vaatad, seal on nagu üline see, kõik on ülised rivid jooksevad, aga need jooksevad läbi mitmete krundid on siis. Ei no küll, tehti nii, siis tehti nii, aga kannatajaks oli vald ja teiselt poolt on see, et see mõisa vaade on tekkis natukene. Kui sinna nüüd tekki saaks, eks ju, võtta paremale poole sa ei saa teha, sest väike paistab siit tee poolt peale sinna. Väikse äkki. Teise poole saab ära. Võib teha 2-3 meetrit. Aga kui sa siit suurenes sõidad, siis see jääb ikkagi näha.
kui sa oled seal kõrval, siis see ekk varjab, aga kui sa oled, ta on mäe peal. Okei, aga kui ma mõtlen tulevikus, et see tegelikult ei ole läbinud lugu, et kui rahvas ei ole rahul, aga rahvas ei osanud kui loppskeeme saab teha, siis arvestada, et see niisugune asi juhtub, et nad ei olnud enne kogenud taoliselt. Praegu saab sama loppskeemi teha, aga praegu muudetud ei ole. Võimsused hakkavad otsa saama, see on nüüd mitte, et suuri väga teha ei saa. Ja toetasid. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ma mõtlesin, et ma tegelikult ühest teemast veel räägiks. Et siin on hästi palju räägitud päikeseenergiast ja sellega on teil ka konkreetne kokkupuude olemas ja kogemused. Et ma juhin tähelepanu sellele, et lisaks päikeseenergiale on üldplaneeringus käsitletud ka tuuleenergia. Kui veel aasta tagasi Põhja-Sakala arvas, et tuuleenergia kuidagi teda ei puuduta, et siin ei ole selliseid piirkondasid, kus Kaitseministeerium enda radarisüsteemide tõttu lubaks üldse tuulikuid püstitada, siis tänaseks on see olukord muutunud. See olukord muutus tegelikult juba kevadel. Kui Kaitseministeerium tegi enda poolt uued analüüsid ja selle raames Põhja-Sakala tegelikult sai selliseks vallaks, kus enam-vähem kogu valla territooriumil on võimalik otsida neid kohtasid, kuhu võiks tuuleparke ja tuulikuid rajada. Et sellest lähtuvalt me panime ka siia sisse, et juhul, kui tõepoolest ikkagi tuulikuid keegi soovib arendada, siis on siin olemas tingimused. Eks võib-olla kõige olulisemad tingimused, mida siit kohe algusest on näha, on see, et me oleme öelnud, et tiheasustusaladest ja nendest kompaktsetest piirkondadest peaks tuulepargid olema siis vähemalt 2 kilomeetri kaugusel. Ja siin on veel rida teisi tingimusi ka, aga ma küll juhin teie tähelepanu sellele, et see on tegelikult reaalsus. Et juba aasta alguses ka mitmed arendajad tundsid huvi selle vastu, et Põhja-Sakalasse võiks tuuleparke teha. Aga kuna üldplaneering oli oma menetlusega jõudnud sellisesse etappi, et me ei oleks saanud lisada neid tuulepargi alasid siia ilma, et teha veel kord avalikustamisi, siis jäid need praegu aladena jäid nad välja. Aga tingimused, põhimõtted, et kui kunagi tehakse kusagile, need said sisse. Aga juhin tähelepanu sellele, et selleks, et üldse siis tuuleparki saaks kavandada, selleks on vaja läbi viia eriplaneeringu protsess. Tänaseks Pärnumaal ja Tori vallas ja Põhja-Pärnumaa vallas ja Alutagusel ja on võib-olla veel mõni vald, kus on tänaseks need eriplaneeringud algatatud tuuleparkide tegemiseks. Et see on päris pikk protsess, eriplaneering läbi viia. Aga et ühesõnaga niisama kuidagi lihtsasti ja kergesti seda teha ei saa. Aga siis vähemasti on teil üks tingimuste plokk selle jaoks. Aga ma ei tea, muud ma rohkem võib-olla praegu ei lisaks. Et kui kellegi rohkem küsimusi pole, siis me liiguks edasi Kõpule. Kõpule, jah? Kõppu, ma tea. Ja, et kas on kellelgi veel mingeid küsimusi? Et siis kiirelt ära ja siis peaksime tõesti liikuma siin. Suur tänu kõikidele, kes tulid. Et see kaasamõtlemine on väga oluline ja ega ilma selleta, et inimesed ei mõtle, asi parem ei saa. Aitäh! Kohtume Kõpus nendega, kes sinna tulevad edasi meiega. Aitäh teile ka! Suur tänu!